Tere taas, head inimesed. Täna, nagu te näete, on meil siin jälle ekraanil tuttav inimene. Nii et tere, Virge. Kui praegu õue vaadata, siis on selline tunne, et hakkab nagu kevad tulema, eks ole. Kõik on ilus, linnud laulavad, kevad tuleb ja mis iganes veel ilusat. Ja kui sa oled siuke tavaline inimene ja midagi mujal ei vaata üldse, ja ei mõtle ka, on ju, siis ongi nii, et suvi tuleb ja ilusad ajad ja muud midagi. Et elame õnnelikult ja siis ta satub järsku vaatama seda saadet, kas meie ajakeel saab 12 ja seal Virge räägib. No õnneks midagi, mitte mina ainult. Õnneks on neid üle maailma ikka päris palju inimesi. Jah, et siis on huvitavad asjad on. Ma vaatasin näiteks tead sa seda, et see tuntud teaduste doktor Greta Thunberg on pöördunud islami usku. Loogiline on, jah. Ja islam tungib peale tugevalt, nii et paljud riigid on juba üle võetud. Meie siin Eestis räägitakse hoopis muud juttu ja meil on siin meie võitleme siin oma tuuleveskitega. Aga... Ja, see islam on nagu selles mõttes väga hea teema alustus, et olen piiblist ju ütleme uurinud, kus need islamipojad tulid ja Ismaili järglased tulid. Ja siis ka, ütleme, islam ju loodi 6. sajandil ja olen ka seda ajalugu veidi uurinud, kuidas nagu see mees, kes siis lõi selle usundi, oli tegelikult seotud kristlusega ja oli seotud siis ka juutidega ja põhimõtteliselt pani ta siis kokku islami varastades mõlemist usundist siis teatud põhimõtteid. Ja mulle meeldis Jamie Cadizi väljend üks YouTuber, keda ma täna ka näitan, kes ütleb väga hästi, milleni ma olin ka ise juba jõudnud, et islam on tegelikult kristlusest välja kasvanud valeõpetus. Et see on kõige kummalisem, et islamil on seos siiski kristlusega, ükskõik kui hästi seda tänased islamiusulised tahaksid tunnistada või mitte. Aga tal seal on ja see mõte pani mind nagu mõtlema ka teatud piiblisalmidel teistmoodi, kui Jeesus ütleb, et tuleb suur ärataganemine, mis siis kreeka keeles, algkeeles tähendab ärataganemine millestki, mis ta olema peaks, siis viitab see väga selgelt valeõpetusele ja ma mõtlesin, et Püha Vaim on piibli alati niimoodi kirjutanud, vähemalt pruudi jaoks, et see info on seal ridade vahel ja kui sa õige südamega loed, siis Jumal räägib infot, mis on tegelikult sõnade taga ja minu meelest on see väga hea vihje just see ärataganemine just islamile. Ja miks ma seda nagu arvan, et kui sa võtad näiteks vabamüürluse, millele me teame, et on ehitatud siis tänane maailmasüsteem ja ilmselt mitte ka juhuslikult, siis algab see piibliga. Ma just üks päev vaatasin ühte vabamüürlast videot Ameerikas, nad räägivad sellest väga vabalt. YouTube on täis, sa võid vabalt vaadata, nad viivad sind nendesse ruumidesse, seletavad oma usundid, seletavad isegi Ameerika kristluse väga loomulikku justkui seotust vabamüürlusega ja nii edasi, mida siis ütleme meil Eestis väga ei tehta. Ja kindlasti ta ei olegi üle maailma päris ühesugune, kuigi neil on üle maailma süsteem. Ja kui ta esimesel 3 astmel, siis on seal ilusti piibel,
vabamüürlaste laual ja kui sa kuulad ka nende vandeid, mida siis YouTube'is on võimalik igal ühel kuulda, ei ole midagi, mis ei oleks avalik tänapäeval, siis on sellised toredad vanded, et ma ei kahjusta oma venda ja partnerit ja siis võtan piibli käe peale, see on esimene 3 astet. Jah, mis üleval toimub. Aga kõige üleval, miks ma sellest rääkisin, kõige üleval on Koraan. Seal ei ole enam heebrea piiblit ehk juutide piiblit ja mitte enam ka kristlaste piiblit, vaid Koraan. Mis on nagu, minu meelest nagu, kui sa need 2 asja kokku paned, lihtsalt niimoodi mõtled, arutled, siis sa jõuad nagu loogilisele järeldusele, et me liigume selliselt, kuna alus on vabamüürlus, me liigume paratamatult islami usundis. Kui vabamüürlus on rajatud sellele, et kõige 33 asja, väga paljud, kui vaadata ka, ütleme siin kuulsusi, siis väga paljud on just viimastel kuudel on siin uudiseid olnud, kuidas podcasterid ja tähtsad inimesed, näitlejad lähevad üle islami usku. Et see on selline huvitav trend praegu. Et kindlasti, kui sa nagu ütleme ka vabamüürlust vaatad ja ma ütlen, YouTube'is on seda kõik saada, ma just vaatasin seda meest, kes tutvustas siis Ameerikas, näitas ühte, ma ei mäleta, mis osariigi neid müürlaste majasid ta rääkis, siis ta seletas, palju neid Ameerikus on ja nii edasi. Siis ta rääkis just, ja me oleme seda saates siin ka näidanud neid 2 sammast, mis neil seal on. Et nende siis alus vabamüürlusel on nii kummaline kui ka islamil, on siis tegelikult Lähis-Ida ja Saalomoni tempel, ehk siis Saalomoni õpetus. Ja minu meelest James Cadiz tõi ka oma selles podcastis, mida ma täna näitan küll teisel põhjusel, aga üks vahekommentaar oli tal väga hea, et nii nagu kuningas Saalomon kasutas siis et ta ei võtnud mitte naisi ainult sellepärast, et ta oli tohutult seksuaalselt kogu aeg huvitatud, vaid et see oli viis valitseda. Kuna kui sa võtsid, ütleme, kuninga tütre endale naiseks, siis suure tõenäoliselt see kuningas sind ei rünnanud. Et see oli selline, ütleme, taktikaline poliitiline käik, millega sai väga suurt maa-ala valitseda ja sai väga suure riigi luua ja mida Jumal muidugi pidas väga raskeks hooruseks tema vastu, sest inimene lootis siis seksuaalsuhete peale, mitte Jumala valitseva abi peale. Et eks see tänapäeva globalismis on samamoodi ja mõnest asjast me siis täna ka räägime. Et selles mõttes jah, islam on nagu huvitav, et kuna ta on tõepoolest väidetavalt siis vabamüürluse viimane aste, siis ehk ei olegi nii võimatu. Ma tean, et kui ma olin noor kristlane ja lugesin Johannese evangeeliumist Jeesuse lõpukõnet, siis Jeesus ütleb ju seal ka väga huvitava lause ja ma tol ajal väga üldse poliitikat ei jälginud, aga ma arvan, et see ongi Püha Vaim, kes meiega räägib ja sa võid olla noor kristlane üldse mitte väga palju teada, aga kui sa teda kuulad, siis ta räägib sinuga ja ma arvan, et ma olin paar aastat ainult usus olnud ja islamist Eestis ju 90 üldse midagi rääkinud. Aga ta ütleb, et nad heidavad teid kogudusest välja, tuleb aeg, mil igaüks, kes teid tapab, arvab andvat au Jumalale. Ja seda nad teevad, sellepärast, et nad ei tunne isa ega mind, mis on nagu väga huvitav, sest meil on ainult üks usund, kes seda teeb ja see on islam, kes ütleb, et kui ta tapab inimesi, siis ta annab au Allahile, eks ole. Et see on äärmiselt huvitav, nii et Jeesus on andnud selle vihje tegelikult nii juutidele lõpuaega, ütleme 7. viletsusaastasse, kui ka siis meile ja samamoodi, et sellel on ja seda nad teevad ju ka praegu, eks ole. Iraanis on väga suured tagakiusud, seal on ka väga suured ärkamised praegu, aga ka väga suured tagakiusud ja üle maailma siis islamistid leiavad, et väga normaalne on. Euroopa veab neid sisse. On just, ja Eestis näiteks, isegi Eestis oli parlamendis, ma vaatasin, Martin Helme tõi välja selle asja, et
tahetakse tuua neid just islami taustaga rahvast sisse siin. See on, ma ütlengi, et ma usun, Ja. et see on seotud, noh, ma ei tea, võib-olla mõni vabamüürlane tunneb ennast häirituna sellest ja mina ei tea, kas kõik vabamüürlased seda ka teavad või teavad seda ainult tipust, eks ole, või illuminaadid, ütleme nagu Bill Gates ja need, sest nemad on selle taga, sest ma just vaatasin uudist, vist oli Hostelil oli, keda ma soovitan vaadata, ma korra näitan Hostelit, kellel on minu jaoks huvitavad uudised ja ma ikka teda vaatan ja kuulan ja ta on selline terav ja sa võid panna selle lehekülge, ma lihtsalt näitan seda lehekülge. Sa mõtled nagu seda? Jah, et siin üleval on ka see pilt, see mees siin ja tema siis eelmine aasta ma kajastas siis neid esimesena neid Blue Laser rünnakuid siis Lahainale ja Mauile, kus siis Bill Gates ja paljud teised rikkurid siis lasid hävitada palju maad ja tegid seadused ümber, nii et nad said inimeste käest väga palju maad kätte, samamoodi ilmselt ka see aasta Los Angeleses ja palju mujal täpselt sama taktikat kasutati. Ja siin on ilusti välja toodud see onu siin meil, ma ei saa siia peale panna, aga me näeme siin, kes siin on Soros mitmetel piltidel ja just nimelt Soros, Bill Gates on rahastanud Euroopa rännet ja said ka nüüd siis Euroopast autasu, kui kuidas seda nimetati siis, mitte innovaatiline, aga siis selline avatud ühiskonna arendamise eest. See huvitava nime on pannud sellele siis rändele. Ja nemad said siis Euroopast auhinna selle eest, et nad siis, sest Soros on kogu aeg seda rahastanud seda, et nad rändaksid siia. Ja nii me teame siis, kes on Sorosest eluloofilmi vaadanud, siis Soros ütleb seal oma suuga välja, mitte see ei ole konspiratsiooniteooria või keegi ei räägi midagi, vaid teise filmis ütleb, et on lapsest saati teadnud, et on messias. Et on see messia kompleks, et tema peab ennast rahvaste messiaks. Aga samal ajal tekitab kohutavat segadust ja jama, et see on huvitav. Et temast on ka filme, kes tahab süveneda ja tema on üks nendest, kes siis on paljude nende jamad taga ja nagu te siin näete, siis peaaegu Hostelil on peaaegu iga teine uudis on Sorose nägu on kuskil peal ikka need samad tegelased, Trumpid, BlackRockid, Epsteinid, ühed samad kurikaelad, kõik ühes paadis muskid ja kõik nii edasi. Nii. Vaata, kui sa vaatasid eile taevast ja üleeile ja siis inimesed ei taha seda küll uskuda, aga miski pärast nad ikka pritsivad meie taevast siin. Eile oli näiteks üleeile oli terve meie taevas risti-rästi täis ja päikest nad ajavad. Jah. Ja kuskil oli mingisugune uudis, et Inglismaa rahad on isegi sinna taha saadud selle keemiseerimisele. Ja, me tegime eelmine aasta nii et see kõik on üks suur ja kui te olete jälginud Trumpi valimiskampaaniat, siis üks asi, mida ta siis pakkus, oli see et me lõpetame kemiseerimise ära. Mitte jah, et temale nagu esitati see nagu vastutus, et äkki siis nagu nagu Trumpi valitsus siis nagu võtaks midagi ette. No mõned ütlevad, et mõnes kohas on taevas puhas. Ja redaktor tegi siin just eelmine nädal tegi selle sama mehega, keda mina siin 1,5 aasta tagasi näitasin, tegi just intervjuu sellest just võib korraks näidata, seda on panen siia ette. Nii. Et just kommenteeris seda olukorda siis selles ja siin on siis see mees, kes siis Ameerikas võitleb siis selle dimmingu vastu, seda nimetatakse siis dimminguks ehk siis ilma kontrollimiseks ja tema on ka YouTube'is siis palju võidab mitmeid videosid ja tal on ka oma lehekülg, kus saab siis teda ka nagu jälgida ja tema siis ka kommenteeris just seda, et nad on esitanud selle taotluse Trumpile, aga kui sa natuke tead, mis on nagu, kus see pärit on,
et enamik inimesi ei tea, et see on teisest maailmasõjast pärit ja selle mõte, miks nad spreitasid teises maailmasõjas, oli siis segada radareid. Nii et nad räägivadki siin siis lume söömises, et lumi ei ole loomulik lumi ja sellest me oleme ka siin eelmine aasta saates näidanud, kuidas siis avastati lume tegemine keemiliselt ja kuidas siis Ameerika president selle peale, kes tookord valitses, ütles, et jess, et nüüd me saame olla nagu jumal. Ja on siis ka täiesti dokumenteeritud, ma kahjuks ei mäleta, kelle videos ma seda nägin, aga võib-olla seesama mees ütles, Dane Wingington, et Põhjamaadel on lepingud siis USA firmadega, siis kes seda teevad, seda timmingut. Nii et Põhjamaadel on leping. Et see ei ole juhuslik, vaid see on leping. See on lepinguline. Et neid mürgitada on ju. Tähendab, nüüd küsimus ongi see, eks ole, mina natuke lihtsalt olen mõelnud selle peale, et kuna ma tean, et see on sõjatööstus, see tekitati radarite häirimiseks, siis sellel võib olla mingi palju sügavam taust, võib-olla see on seotud 5G-ga, võib-olla see on seotud mikrolainete leviga, ma ei tea, ma ei ole seda teemat niimoodi uurinud, ma jään nagu vastuse võlgu, ma olen ise mõelnud, et kuna tema algne idee oli radaritega seotud, siis ma kardan, et kas ei ole mitte ka täna siiski seotud radaritega. Et võib-olla see efektiiseerib seda tööd või aitab inimesi paremini kontrollida, et need satelliidid saaksid seal parem, kontrollida, ma ei tea. Ma jään vastuse võlgu, ma ei taha ka rumal olla, aga teades, kus see pärit on, siis ma millegipärast kahtlen, et see on mürgitamise eesmärk. See eesmärk, ma arvan, see on kaaseesmärk, vähemalt see Dane Wingingtoni video minu meelest, mis ta nagu toob välja, aga jah, see tapab, suretab elava looduse, kuna siis see nanoalumiinium, mis sealt alla sajab, ja ma seda eelmine aasta rääkisin, et hakkasin ise seda uurima sellepärast, et tundsin, et teatud päevadel tervis läheb väga halvaks nagu, et tekivad liigesevalud ja tasakaaluhäired ja süda läheb pahaks. Ja see on kõik seal alumiiniumi siis ütleme kaasnähe, mis tõepoolest on tõestatud. Kui te panete Wikipeediasse, siis te seal saate sama vastuse. Nii et see on tõesti ametlik, see ei ole mingi välja mõeldis, et keegi lihtsalt mõtleb. Aga ma mõtlen, et huvitav, et selle vastu nagu sellist ühist rinnet ei olegi tekkinud. Aga ei saagi tekkida. Selles mõttes, et ma eelmine aasta ka rääkisin seda saates, et see nanotehnoloogia firma, kes alumiiniumi toodab, on maailma üks kõige rikkamaid firmasid. Ja suure tõenäosusega ma arvan, et kui sa natuke tagant uurida, siis võib-olla jõuad siis BlackRockini või Vanguardini või State Streetini välja, et kes ta omandab. Ei, ma arvan, et sellel on ikkagi, sellel on sõjaline eesmärk ja noh, mis iganes. Ei, seda küll. See eesmärk on rahvastiku vähendamine. Miks nad peaksid seda tahtma vähendada? No see võib olla, ma ütlen, see võib olla kaasboonus. Aga kas see on see eesmärk ja see Dane Wingington, tema toob välja põhjuse, miks seda praegu on nagu suuremas skaalades tegema hakatud, et nagu me praegu võime ju ka näha seda. Näiteks mina võtsin eile päikest päevitusriiete pealt ja mina ei tea seda, et mina oleksin kunagi oma 50 aasta jooksul võtnud 1. aprillil päikest päevitusriietega, et nii palav on õues. Ja nii palav oli täpselt tõesti. Ei no, ütleme jah, päikese käes võis olla. Ei, mitte see, et ma olen rõdul ja olen tuulevarjus, vaid ma olen hoovis, avatud hoovis. Sa oled ju maal ja sul on puud ümber ringi. See ei loe, aga ma ei mäleta, tavaliselt ma tean, et ma teen seda mai alguses, aga praegu on see ikkagi 6 aega varem, mis näitab nagu soojenemist, ütleme ka linnud olid varem tagasi ja paljud taimed õitsesid varem. Ja Dane Wingington ütlebki seda, et see on selle põhjus, et kuna nad on seda teinud 70 aastat, nagu minu mees ütles, et see on konspiratsiooniteooria, et see oli meil juba lapsena. No ja siis ma hakkasin muidugi uurima seda teemat ja see ongi, meie olemegi kasvanud juba sellega üles nende suitsujugadega, ma tõesti lapsena mäletan neid suitsujugasid ja see on tehtud peale teist maailmasõda ja mõte on siis huvitav, mina ei mäleta. Mina mäletan näiteks lapsena neid ja mäletan, mõlemad me Eimeriga mäletame seda. Sa oled nii palju noorem siis. Ja, võib-olla vaatasin rohkem taevasse, aga mäletan neid ja meie oleme sellega üles kasvanud ja ta ütlebki, et on ära lõhutud keemiaga siis õhuleireid, tähendab, mina kordan, tema sõnud on teadlane, ta ei ole mingisugune mees metsast, kes saab mingit lihtsalt udujuttu, eks ole, ja sellest tänu sellele tekivad ka, ütleme, mitmesugused nähtused taevas, halod ja asjad, sest see alumiinium peegeldab, näiteks ta tekitab väga värvilisi taevad ja nii edasi, et seal on väga palju põhjuseid, aga just see, mis ta siis nagu ütles, ei, aga küsimus on selles, et kas nad ise elab ei taha. Neil on üks aste radioaktiivsusest praegu puudu ja põhimõte, miks nad siis seda katavad, on see, et kui miks nad räägivad osooniaukudest, et kui see on juba nii ära lõhutud,
ja siit me jõuame ühe siis lõpuaja märgi juurde, millest me oleme ka korduvalt rääkinud, mis ütleb, et kui nüüd peaks juhtuma, et see ära lõpetatakse, ütleme, et keegi otsustab, et kuule, hakkame nüüd hästi ökoloogiliseks ja lõpetame selle ära. Ja nii nagu see Dave Winnington siis ütleb siin, et nad on 1 aste radioaktiivsusest puudu ja põhimõtteliselt kui nad ei kataks, sest tõesti näiteks kui sa lähed õue, siis tõesti see on väga kuum see päike, et tõesti see on väga kuum, et mina ka eile mõtlesin nagu uskumatu, et see päike on tõesti suviselt tuline ja tegelikult ju on alles aprilli esimesed päevad, et see ebaloomulikult tuline on see päike. Ja kui nüüd ma mõtlesin, et kui nad peaksid selle ära lõpetama, siis võib-olla see päike kõrvetakski nii kohutavalt, on ju. Sest nad on kliimasassi keeranud, nad on, vaadake eelmise aasta saadet, kus ma räägin siis sellest pikemalt või otsige Dave Winnington, ta seletab teile, tal on kodulehekülg või jah, veel parem mingi tema lehekülg, saate kõik teada, kuidas kliima on ära rikutud. Ja Piibel ütleb meile ilmutusraamat 16, mida väga paljud ei osanud, ilmselt on ilmutusraamatult väga paljudes kohtades sajandeid inimestele lukus ja seda on väänatud tänu sellepärast, et ilmutusraamat väga palju räägib tänapäeva tehnoloogiast, mis ongi, ütleme, viimane 70 aastat alles avalikuks on, nii et tegelikult me oleme põlvkond, kes alles hakkab ilmutusraamatut, saabki mõista, sest nii lihtsalt on ja ta ütlebki, ja 4. ingel valas välja oma kausi päikese peale, tema anti inimesi tulega kõrvetada ja suur kuumus kõrvetas inimesi ja nemad pilkasid Jumala nime, kelle meelevalla all on need nuhtused ega parandanud meelt, et nad nemad oleks austust andnud. Nii et me näeme seda, et Piibel ütleb ilmutuse 16.8, et selline aeg tuleb, kus see päike hakkab inimesi kõrvetama. Nii et kui nüüd sellel suitsutamisel peaks olema see tehnoloogiline eesmärk, et aitab levi parandada või ma ei tea, 5G paremini inimesi jälitada või pealt kuulata neid õhust. Ühesõnaga ma ei tea, kõiki neid tehnoloogilisi asju, mis seal on, siis inimesed saavad oma karistuse selle eest. Päike hakkab kõrvetama. Nii et inimesed ärgu pahandagu, kui olete koostööd selles ka teinud, siis saate ka selle, mis te olete Jumalat pilganud, et see on tõsine asi ja ma arvan, et see on ikkagi kui Põhjamaad on teinud valitsuste tasandil sellised lepingud, ka Eesti riik järelikult, Soome riik ja kõik teised, siis nii on ja võib-olla see on ka seotud NATO-ga, me ei tea, Eesti kuulub ka NATO-sse, Soome kuulub NATO-sse, Taani kuulub NATO-sse, see on ka sellega seotud, ma ütlen, et see on võib-olla sõjatehnoloogia seotud, nii et no kuule, Venemaa teeb sama asja. Jaa, aga samamoodi see on radarite süsteemide ka seotud, nii et see on sõjatehnoloogia, kust on tulnud, see on teisest maailmasõjast. Nii. Ei oska öelda, võite vaadata Dave Winningtoni, tema ehk annab rohkem vastuseid, mina jään siin hetkel võlgu. Aga liigume edasi. Liigume siis sellise diiliga edasi, et me eelmine kord rääksime Jared Kushnerist kui ühest huvitavast persoonist, kes võiks meile silma jääda. Aga ma läks natuke kaugema ringiga, kuna siis praegu on Trump valitud ja inimesed loodavad Trumpilt väga palju selliseid huvitavaid, inimesed on nagu pannud tema peale ootuse ja mulle meeldib elu üle mõtiskleda, vaadates uudiseid selles mõttes, et me tõesti elame sellisel ajal, kus väga palju otsi tõmmatakse nagu kokku ajaloos. Ja väga palju juhtub ja väga suur arusaamiste kasv on, nii nagu Daniel ütleb, et lõpuaegadel arusaamine kasvab ja kõik see kiireneb, see arusaamine ja kõik need sündmused kiirenevad, siis mul tuli meelde praegu, et mul on 2 uudist jätnud praegu panemata, aga mul ei ole praegu aega neid hetkel, ma panen nad all linki. Trumpi valitsusega sünnib praegu palju huvitavaid asju ja ma kirjutan üles, sest kui pealiskaudselt vaadata, siis tundub nagu oleks teispool ookeani terve mõistus tagasi tulnud teatud asjades. Ja kui sa pead ikka väga pealiskaudne olema, minul ei ole seda tunnet kunagi olnud. Mõned asjad tõmmatud tagasi. Just. Vaat see on see, millest ma tahan rääkida ja ma soovitan seda videot vaadata, mida siin praegu ees on, korra näidata seda. Nii. Et üks väga normaalne terve mõistusega mees räägib väga normaalset juttu, mis minule meeldib see jutt, sest kuidagi see läheb minu mõtlemisega kokku.
et see on üks selline päris noor mees ja räägib siis kristlikust natsionalismist. Ja ta ütleb, et Trumpiga on tulnud, mulle meeldib, sest ta sõnastab seda, mida ta sõnastab seda, mida ma ei ole osanud sõnastada, sest minu jaoks ka see on võltskristlus, see ei ole midagi Jeesusega pistmist, see on lihtsalt üks nimi ja tema nimetab seda ilusti natsionaalseks kristluseks ja ka tsiviilkristluseks, mis tähendab seda, et nagu ma olen kogu aeg seda öelnud raadiosaates, et kui sa leiad inimese, kes hakkab sulle tsiviilkristlust pakkuma, siis see on antikristuse valitsus, sest seda räägib meile Jumala sõna. Et kui riik ühineb kristlusega, siis on midagi väga valesti, sest Piibel ütleb väga selgelt meile, Jeesus ütleb väga selgelt meile, et see maailm vihkab teid nii, nagu nad on mind vihanud. Kui meie sõbruneme maailmaga, siis Piibel ütleb, kes saab maailma sõbraks, see saab Jumala vaenlaseks. See on väga konkreetne, vaimne erinevus. Me ei saa olla ühes paadis maailmaga, lihtsalt see ei ole võimalik. Jah, see on ebameeldiv olla taga kiusatud, olla nina kirtsutatud, ära lükatud, võib-olla ei saa tööd, vaesud, oled taga pekstud, tapetud, mis iganes, see on väga ebameeldiv, aga see kuulub kristluse juurde algselt. Ja loomulikult siis oleme Euroopas saanud päris kaua niimoodi elada ja nüüd me ehmatame, et oi, islam tuleb. No minu meelest ongi väga kaua olnud selline võltsrahu, mille aja jooksul siis kristlusest on saanud paljude selliste asjade esindaja nagu siis igasugused sooteemad, igasugused perverssused, seksuaalsused ja nii edasi. Et see on see, kuhu kristlus on tegelikult jõudnud oma sellise poliitilise kristlusega. Ja see noor mees siis väga ilusti põhjendab ära ja mulle meeldib ta. Lihtsalt see väga selge ütlus, mis ta siin ütleb siis. Nii. Et 4 põhimõtted, mida siis Trump esindab. Selleks, et sa oled kristlane, pead sa olema ameeriklane. See on väga õige. Et kui me räägime Piiblist, ja me räägime siin Piiblist, siis Piibel räägib meile suurest Babylonist. Nii, ühelt poolt me võime öelda, et see Babylon on globalism. Mis asi oli Babylon? Kus see nimi tuleb? Babylon tuli siis, esiteks oli ta kunagi väga suur riik, mis hõlmas Euroopa ja Lähis-Ida alasid, eks ole. Aga Babyloni mõte läheb tagasi Baabelisse, kus siis oli rahvaste segu, kes ehitasid ühel meelel torni ja nad mõistsid üksteist nii. Tänapäeval me võime öelda, et see on globalism, eks ole. Tegelikult nad ehitavad ja sellepärast on Euroopa Liit ju ehitanud, eks ole, Baabeli torni Jumala pilkamiseks, sest see ongi naljakas, et nad kasutavad piibellikke väljendeid, nagu nendel on seal see pantertiibadega on samamoodi siin Euroopa Brüsselisse üles pand, eks ole, et meie muigame selle peale, aga see on väga tõsiselt võetav piibli profeteeringute täitumine, mis ütleb, et sellel metsalise viimasel valitsusel on pealehissidemed. Me ei saa nagu päris aru, see on niisugune vana keelekasutus, aga põhimõtteliselt see on midagi, mis välja paistab ja mis on nagu reklaamitud, et meie pilkame Jumalat. See peaehisside on nagu selline, et kõik saavad sellest aru ja selline on see valitsus, me ehitame endale hooned sinna Euroopa valitsusse ja siis me paneme kõik need ilmutusraamatu kujud sinna just nagu me saaksime millestki aru, me ei saa tegelikult mitte millestki aru, siis me teeme olümpiamängud suurte punaste pullidega, mis siis vihjavad siis Moosese aegsele, eks ole, kuldvasikale, et nad kasutavad ja seda pole kunagi selles mastaabis nagu ülemaailmselt toimunud, nagu praegu ütleme viimastel kõikidel suurüritustel ja valitsushoonetes, et inimesed kasutavad ilmutuse raamatu sümboleid. Sest nad arvavad, et nad võivad selle üle nalja visata, et ma ei tea, võib-olla natuke usuvad ka või arvavad, et kuidagi seda saab muuta või ma ei tea isegi, mis mõte sellel on, aga seda nad teevad ja Brüsselis on kõik siis need ilusti olemas. Võite guugeldada, igaüks võib neid näha. Ja ta ütleb, et see Ameerika on, ütleme, kui Piibel räägib meile ilmutuse raamatus suure Babyloni hävitamisest, siis see on nüüd konkreetselt mingisugune piirkond ja mingisugune linn. Ja võt siin on nüüd väga paljud Piibli, ütleme, uurijad on nagu, see on ilmutuse 18. peatükis, on nagu läinud libedale. Ma tean, väga head Piibliõpetajad on näiteks, kui Saddam Hussein ehitas
Babyloni iidset linna ülesse, siis paljud ütlesid, nii, nüüd on lõpuaeg käes, nüüd on antikristus tulemas, kohe, on ju. Ja see oli vist 80-ndatel, on ju. Nii, ja panid täiega sirgelt puusse, on ju. Et vaat, piibliga on nii, et kui sul on nagu, kui sa näed mingit ühte prohveteeringut täitumas, sa pead vaatama ka kõiki teisi, ilusti reastama nad kõrvuti. Just eile mul mees luges Wilkersoni mingeid ennustusi ja ma ütlesin, ja vaat Wilkerson läks jälle emotsioonide lõksu, et nägi ühte asja täitumas, aga ta ei kõrvutanud kõiki teisi piiblikirja kohta, et me ei saa niimoodi vaadata, et me peame, need kõik peavad täituma ja neil on oma järjekord ja teatud asjad peavad nagu koos täituma. Ja kui nüüd vaadata Babyloni, siis piibel pigem räägib nagu lõpuaegadel müstilisest Babylonist, ehk siis see on usund või religioon, on ta siis, ütleme, vabamüürlus, illuminaatlus, mis on siis üheks selliseks ülemaailmseks selliseks usundiks koondunud, mille abil siis valitsetakse ja rahasid liigutatakse ja kõike muud tehakse, eks ole, või ka Ameerika, mis on ju tegelikult rahvaste Babylon selles mõttes, et ta ei ole ju riik riigina, tegelikult põliselanikud on seal ainult indiaanlased, ülejäänud on kõik ju sisse tulnud, seal on väga palju iirlasi, seal on väga palju Itaaliast tulnud inimesi, Inglismaalt ja nii edasi, et tegelikult on seal väga palju Euroopa rahvaid, kes on esindatud, et tegelikult on ta rahvaste Babylon ja piibel ütleb, et see on riik, mis asub keset merd. Piibel ütleb meile, sest ta ütleb niimoodi, et häda Babylon su suur linn, sa vägev linn, sest ühes silmapilguga on su kohus tulnud ja ilma oma kaupmehed nutavad ja leinevad tema pärast, sest keegi ei osta enam nende kaupu, ei kaubaks toodud kulda, ei hõbedat, ei kalliskive ja siis ta loeb siin terve hulga. Ja nende asjade kaupmehed, kes selle linna kaudu rikkaks said, seisavad kaugel hirmu pärast tema piina ees nuttes ja leinates. Ja siin on huvitav nagu öelda, et ja tüürimehed ja kõik rannasõidulaevnikud ja meremehed ja kõik, kes merel sõidavad, seisid eemal ja kisendasid. Ja on ainult üks selline riik, mis on Ameerika. Nii. Mis asub niimoodi, et see on merelt vaadeldav. Jah, kahelt poolt on ju. Just, eks ole. Meil ei ole, kui ma seda kunagi siin mõned aastad tagasi uurisin, siis ma mõtlesin, et kui ma uurisin ka, ütleme, seda rahvastiku rännet kasutades siis, ütleme, piibli vanu kaarte, piibli vanu nimesid ja siis neid tuues siia edasi, siis võib-olla Saudi Araabia sobiks ka, aga Saudi Araabia oli nii mõjukas. Ikkagi Ameerika on praegu sõjaliselt ja majanduslikult kõige tugevam riik maailmas. Sinna ei ole üldse midagi öelda. Ja meil on olemas ka Mary Baxterile 76. antud Jeesus ilmutus, mis ütleb, et Ameerika hävitatakse. Seal on olemas väga selge, kus Jeesus ütleb Mary Baxter, et sina seda ei näe, kogudus võetakse ennem ära. Pruutkogudus, mitte kõik kogudus, sest meil on praegu väga palju ka valekogudust, aga pruutkogudus võetakse ära ja teie ei näe seda. Nii et see ilmselt kuulub sellesse lõpua sündmusesse, nii nagu ilmutuse raamat räägib meile 7 viletsusaastast. Ja see räägib Ameerika kokku kukkumisest. Mina usun ja väga paljud piibliuurijad on selle sama nõul, et Babylon võiks olla Ameerika, kellel on siis, ütleme, selline kaubandusvõimekus. Praegu räägitakse tohutust pingetest, ütleme, selles suhtes, et võib minna tohutu maa värisemine tulla sinna. Jah, aga seda nad räägivad praegu. Seda ma ei oska öelda, aga seda ma tean, et ta siin hävitatakse ja ükski teine riik kahjuks praegusel maastikul, mida vaadata üle maailma, ei sobi selleks. Ei Venemaa, ei Hiina, kuigi ka Hiinal, ütleme, on merepiir olemas. Aga mitte siis rohkem ei oska siia küll kedagi paigutada. Nii et kindlasti on ta oluline mõjur ja on olnud seda mõjur, kui ma nüüd ise hakkasin ühel hetkel nagu tõsisemalt vaatama näiteks, et kus tulevad ka meie, ütleme, õpetuslikud tuuled kristlusesse viimase, ütleme, vähemalt selle all, kui mina kristlane on olnud 30 aastat, millised raamatud, siis need tulevad Ameerikast. Ameerika on väga suur kristluse, ütleme, mõjutaja ja kindlasti väga suur risustaja, ütleme, narrliikumine, mis siis hõlmab liikumist, et kristlased peaksid omama ühiskonnas kõik
siis ütleme võtmepositsioonid, olema headel töökohtadel, olema ülemused, linnapead, meedias ja nii edasi, on nende liikumisest tulnud, see on 7 mäe mandaat ja kui me piiblist loeme, siis piibel ütleb meile väga huvitavaid asju ja veed, mida sa nägid seal, kus hoor istub, on rahvad ja rahvahulgad ja rahvavõimud ja keeled ja ta istub siis 7 mäe otsas. Et näiteks ka Vatikan on 7 mäe otsas loodud. Nii et see on huvitav ja see NAR liikumine on siis võtnud endale, NAR on võtnud siis endale sellise 7 mäe mandaadi nimetuse. No ma ei tea, on see juhuslik või mitte, aga vaadates praegu, mis selles liikumises Ameerikas toimub, siis on see ikka väga palju jama. Aga mõte on siis selles, et Ameerika kristlus on väga kaua mõjutanud üle maailma kristlust, sest ütleme, Euroopa kristlus on ikkagi ju väga pikalt juba sellises prügikastis olnud, et seal on väga väike kogukond järgi jäänud ja tublid, kes seal on järgi jäänud. Aga jah, see on selliselt kujunenud, et see on muutunud riigiusundiks ja siis esimene punkt ongi, mis ta ütleb, on see, et see kristlus ja Ameerika need käivad kokku. Nii. See on väga huvitav. See on siis, ta ütles, et Trumpi valisid siis evangeelsed kristlased ja kogu kampaania oligi ehitatud siis, et evangeelsed kristlased valiksid Trumpi. No, keda neil veel valida oli? Just. Ega neil ei olnudki kedagi valida. Me räägimegi sellest, et me räägime lõpuaja pettusest, et kristlased tegelikult on mugandunud poliitikuga sel määral, et nad ei looda mitte Jumala peale, vaid loodavad Kristuse peale. Seda see mees nüüd kohe räägibki. Esiteks sa pead olema siis kristlane ja ameeriklane. Teiseks, USA president peab jagama nendega tõekspidamise ja piibel peab olema vähemalt mingisugune mõju seadustele ja ei tohi minna rahva tahtega vastuollu. Ja tal peab siis olema suurem mõju. Nii et ja seda võiks siis nimetada tsiviilkristluseks või ütleme selliseks prooviks luua siis, ja siis ta näitab siin erinevaid siis selliseid katkeid, kuidas nad siis palvetavad presidendi valimise eest ja toetavad ja nii edasi. Sellest on tohutult infot, ma ei taha täna selles siin on Billy Graham, eks ole, kes palvetas Valge Maja murul ja et sellel on 2 poolt, et ühelt poolt on see tubli ja teiselt poolt on seal üks selline vaimne ja selline väga hea Trumpi siis kommentaar, et kristlased ütlevad, et piibel on nende jaoks väga oluline ja siis see ütleb, et Trump ütleb siis, et ma tean nagu piiblit, aga ärme siis lähe üksikasjadesse. ja et vaadake seda, kes tahab seda videot vaadata ja see on nagu Trump esindab meie jaoks väga hästi seda mõtteviisi, mis just, et see on see tsiviilreligioon, mis siis nagu tsiviilreligioon, mis tegelikult piibel räägib meile, mis toob antikristuse võimule. See tähendab seda, et kristlasi petetakse läbi selle, et justkui ollakse siis väga kristlaste sõbrad ja siit läheb ka siis see haru veel edasi selle peale, et mitte ainult siis ei olda kristlaste sõbrad, vaid ka Trump on väga suur Iisraeli toetaja, kristlased on Iisraeli toetajad ja vaata, mis Iisrael nüüd tahab teha. Jeesuse nime nagu kustutada. Nii. On ju? Ja, see on huvitav. Ei tohi Jeesust kuulutada üldse. Või, no see on ainult seaduse projekt muidugi selline. Ja, et ilmselt see ka kunagi teostatakse, kindlasti mitte nii kaua, kui kogudusmaa peal on. Nii et on muidugi hea teada seadusi, mida kavatsetakse vastu võtta või mis on kuskil sahtlites, sest need on väga olulised. Ja nüüd nagu Trumpi selle kristlusega seotuse juurde, et me peame jälgima Jumala sõna mõtet, et antikristus tuleb pettusega ja kuna ütleme, Ameerikas on kristlastel nii suur mõjuvõim ühiskonnale ja nad on sellistes töökohtades ja ütleme, neid on palju ja nii edasi, siis selleks, et kogu see asi murda, ongi vaja
kavalust, on vaja murda selle kristluse selgroog. Ja kui vaadata, ütleme, mis on siis viimase Trumpi nüüd paari kuu jooksul olnud tema valitsuslaual, siis üks on, et ta toetab praegu siis ta toetab vist sel sügisel nüüd tahetakse teha see esimene siis ohverdamine, punase lehma ohverdamine, sellepärast, et meil juutidel on siis praegu valmis, nagu me oleme rääkinud, on neil valmis kõik siis lehmad on valmis. Ei, mitte lehmad ei ole valmis, vaid neil on valmis need on ka valmis. Jaa, aga neil on valmis kõik templi sisustus. Ja, aga selleks, et templis hakata teenima, kui see siis ühel hetkel ehitatakse, seda tänapäevase tehnoloogiaga võiks, ütleme, ehitada paari kuuga, ma arvan, et see ei oleks mingi probleem, siis on neil vaja selleks, et seda teenistust üldse läbi viia, on vaja kõigepealt viia läbi siis preestrite puhastus ja preestrite puhastus viiakse siis läbi siis punase lehma ohverduse. Et korraks vaatan, kas see on see. Vaata, siin on nende lehmade aeg saab ju ühel ajal otsa, on ju? Ja, et nende vanus juba. Aga neil on praegusel hetkel on siis olemas siis üleni punased lehmad on ju? Neil on olemas üleni punased lehmad, aga neil on olemas praegusel hetkel on olemas siis Trumpi poolne toetus, et jah, huvitav, ma olen kuskile selle video kuskile vahele pannud, et see oli ka siuke vend, kes muidugi on täiesti nagu jällegi näitab head kristluse nagu sellist valeõpetuse liinisse minemist. Greg Locke, kellest me oleme ka rääkinud, kes oma naisest lahutas ja oma sellise hävitava kristluse alustalasid hävitava suhtumisega on väga palju kurja teinud, aga kes siis ütles, et saage aru, minu meelest ütles väga hea prohvetliku lause, ma ütlesin, et ainuke lause, Greg Locke, millega ma sinu puhul nõustuksin, ükskõik kui vale vend sa oled, aga selle kuvat ütleb õieti, et saage aru, et seda punast lehma ei ohverdata mitte sellepärast, et Jeesus ei surnud, ta üritab välja vabandada seda, eks ole, sest nad tahavad nii kohutavalt olla juudi sõbrad, vaid sellepärast, et valmistada ette neid preestreid nagu surema või nii öelda. Ja ma ütlesin, et võt, see on täpselt õige, sest täpselt see meil viletsuse aastal juhtub, et 2/3 juutidest tapetakse. Sellest ma olen ka rääkinud, see on Sakaaria raamatus, igaüks võib seda lugeda, nii et kui keegi arvab, et rahuriik tuleb maa peale, siis antikristuse üks kavalusi on see, et kui ta 3 esimesel poolel aastal tuleb juutide sõbrana ja see on üks siis praegu ka Donald Trumpi valitsuses olev valitsuse laual olev kõnelus. Ma mõtlen, et 2 olulist videot, mis ma olen jätnud välja panemata, püüan pärast üles otsida. Ja just üks ajakirjanik andis teada, käis Iisraelis, ütles, et Trumpi käivad läbirääkimised juutidega, et siis erastada see templimägi siis juutidele lõplikult. Nii et see on siis praegu üks selliseid infosid, mis on islami käes just pool templimäge ja ja kui me selle kokku paneme praegu, et sa paned see suuremaks. Vaatame, võtan selle James Cadizi lahti, et minu meelest temal oli see ajakirjanikuga oli see vestlus, kes siis rääkis sellest just Rapid Rise of Babylon, vist ongi see. Nii. Et
kus ta rääkis siis sellest ajakirjanikust, kes siis andis seda infot, et selline jutuajamine siis on praegu käimas Trumpi siis laual. Jah, ma ei saa siin ei tule ette, aga pastor Andy Woods oli siis, kes selle info andis, et selline asi käib. Nii et Piibel ütleb meile siis Ilmutuse raamatu 11. peatükis, et tempel saab olema, templit praegu pole olnud, siis alates sellest hetkest, kui Jumal lahkus Iisraelist ja see on siis kirjas Hesekeli ja Jeremiia raamatus ja kuigi on siis loodud Iisraeli riik, ei ole templit suudetud seal taastada ja tempel on siis hävitatud, viimane tempel oli Heseke või see mitte Hiske, vaid selle Herodese tempel ja see hävitati peale Kristust ja peale seda siis pole olnud alates siis sellest, alates ei ole olnud enam sellist preestiteenistust ega templit. Ja see on üks asi, millega ilmselt siis see viimane valitseja petab juudid ja saab tõepoolest selle teha, mida sa just praegu ütlesid, saab täide viia seaduse sellest, et keegi Kristus seal ei kuuluta. Et ma arvan, et see on ka seadus, mis läheb töösse 7 viletsusaastal, et see oleks väga loogiline. Ja Piibel ütleb meil Ilmutuse raamatus, et siis anti mulle kepisarnane pilliroog ning öeldi tõuse ja mõõda Jumala tempel ja altar ja need, kes seal kummardavad. Nii et siis Piibel räägib meile, et lõpuaegadel Iisraelis on tempel, et see ehitatakse. Ja teine tunnistus on siis Danieli raamatus, mis ütleb siis niimoodi ja alates sellest ajast, mil kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse kuletus on 1290 päeva. Ja õnnis on, kes ootab, elab üle 1335 päeva, aga sina mine lõpule vastu puhka ning tõuse oma liisuosaks päevade lõpus. Nii et siin räägitakse siis sellest, mida kordab siis Ilmutuse raamat, et kokku on siis 7 viletsusaastat. Selle keskmes on Iisrael, selle keskmes on ülemaailmne valitseja ja 3,5 aastat on selline rahuküllane aeg. Piibel ütleb, et 2 prohvetit Iisraelis tunnistavad ja kuulutavad ja siis see ohverdamine lõpetatakse. 3,5 aasta pealt see ohverdamine lõpetatakse ja see 3,5 aastat, see on siis suure viha aeg, kus siis on tohutult inimesi tapetakse. Nii et Piibel siis ütleb seda ka Danieli raamatus, et ohverdamine tuleb templi ehitus. Inimesi tapetakse, eks ole, ja. Aga keda tapetakse? Kas see on nüüd nagu islami ja selline vaheline sõda või mis värk see seal võib olla? Piibel ütleb, ma olen ka seda siin saadetes palju rääkinud, Sakaaria raamatus, ta ütleb siis siin, ma olen seda palju kordi lugenud ka siin COVID ajal, 11. peatükk, mis on selline väga prohvetlik peatükk lõpuajast ja ta ütleb, nõnda ütleb Jehova mu Jumal karjata tapalambaid, keda nende ostjad tapavad tundmata endid süüdlastena ja kelle müüjad ütlevad kiidetud olgu Jehova, et ma olen saanud rikkaks ja kellel nende karjased ei anna armu. Ja siin räägib siis nagu valitsejatest, üle maailma valitsejatest, nii nagu siis ka Ilmutuse raamat räägib, et sa pead alati lugema nagu 2 raamatut korraga, Vana testamenti ja Uut testamenti korraga. Ja siis ta ütleb Ilmutuse 17 ja need on 10 sarna, mis sa nägid, on 10 kuningat, kes ei ole veel saanud valitsuse, aga nad saavad võimu kui kuningad 9 tunniks ühes metsalisega. Neil on üks sama mõte ja nad annavad metsalise kätte oma väe ja võimu ja nemad hakkavad sõdima tallega ja tal võidab nad ära. Nii et siis nad on oluline on see, et nad on valitsejad, kellel on, Piibel ütleb, et neil on kõigil üks nõu. Et kuigi neid on nagu mitu, on neil üks nõu ja nad annavad siis neil on üks sama nõu ja nad annavad metsalise kätte oma väe ja võimu. Nii et siis on üks inimene siis, kes on sellisest saatanlikust vaimust juhitud, kes juhib, aga seal taga on siis erinevad 10 kuningat. Nii et kui ma siin korra võtsin lahti selle, et eks ole, meil on praegu G7, siis võimalik, et siia liitub veel juurde teatud riike ja need on siis riigid, kes teevad praegu sellist ühistööd ja
ja see on jällegi minu jaoks huvitav, et rääkides nagu pettusest kui sellisest skeemist, siis see on ülikeeruline. Selles mõttes, et kui me vaatame G7, siis me näeme siin nii Euroopa riike kui USA-d, eks ole. Piibel ütleb, et see on 10 kuningat, nii et sinna peaks siis liituma veel 3 tükki. Et see on huvitav. Kuigi Piibel ütleb, et 3 neist murtakse ja 1 tõuseb asemele, siis põhimõtteliselt jääkski nagu 7. Ja Piibel ütleb 8 on, ma arvan, võib-olla siis Iisrael, kuhu siis tuleb antikristuse valitsuse võim. Ja see on väga huvitav. Siia juurde, et me räägime nagu tänapäeval globalismist, miski, me ei saa vaadata Trumpi ega üksikisikud, me vaatame, ja tegelikult see on mu saate mõte olnud, et tegelikult see kõik on nagu väga keeruline seos ja siis, kui see ma loen selle Sakaria lõpuni, siis ma lähen edasi. Muidu mul jääb olulised asjad rääkimata, et ta ütlebki, sest mina ei anna enam maaelanikele armu, ütleb Jehova, vaid lasen iga inimese sattuda tema karjase kuninga kätte ja need hävitavad maa. Nii et põhimõtteliselt see on selline seesama, mida tegelikult globalistid on kogu aeg rääkinud, Bill Gates isa juba, kes oli rahvastikuministrite kontroll, et populatsioon on vaja hävitada 500 000 peale, eks ole. Ja sellega teevad kõik valitsejad koostööd, nii nagu me COVID ajal nägime. Kedagi ei huvitanud, mis nende riigi inimestest sai, kas nad surid või elasid. Väidetavalt käis kogu aeg propaganda, et me tohutult võitleme elu eest ja tegelikult sunniti peale surmavaid süste, eks ole. Et see on selline dualism, mis ühiskonnas toimub ja Piibel on meile see öelnud, et see täpselt nii ongi. Ja midagi ei ole teha, Jumal lubab seda. Ja siis ta ütleb, ja siis ma karjatasin tapalambaid ja ma murdsin oma lahkuse ja ühenduse ja ta ütleb, just üks päev lugesin seda ja ma võtsin oma kepi lahkuse ning murdsin selle katki, tühistus oma lepingul, ma olin teinud kõigi rahvastega. See tühistus seal samal päeval, et see on tegelikult heebrea keeles kasutatud väga huvitavat nagu sõna, mis siin tõlkes on täiesti teine, et pigem nagu see, et need, kes nagu kuidas ta ütleb, see need, kes on lunastatud või need, kes on Jumalaga, saavad sellest aru, et see võib vihjata ülesvõtmisele. Et see on isegi huvitav sõna, ma isegi täpselt ei mäleta, aga see on nagu väga huvitav sõna, mis on kasutatud, ja see ühel päeval. Et me teame, et ülesvõtmine toimub niimoodi, eks ole, ühe hetkega on ju. Ja see tühistus seal samal päeval lambakaupmehed, kes panid mind tähele, mõistsid, et see on Jehova sõna. Et seda võite siis lugeda heebrea keelest salmi Sakaria 11.11. Ja siis ma murdsin katki oma teise kepi ühenduse, et tühista vendlust Juuda Iisraeli vahel. Ja siis ütles Jehova, võtta enesele veel kord meeletu karjase varustus, sest vaatama lasen tõusta maale ühe karjase, ta ei tunne puudust hukkunust, ta ei otsi kadunud, ta ei ravi haavatud, ta ei hoolitse tervest ega söö lihavate liha, ta rebib ära nende sõrad. Ja siis me rääkisime sellest, et see, kes sinna tuleb, ütleme, valitsema, mina ütlen, et tegelikult valitseb juba praegu, siis see hävitab ka vägevaid. Ja ma kohe räägin sellest. Ja ta ütleb häda meeletule karjasel, kes jätab maha lambad, mõõk tema käsivarda paremasse silma, ta käsivaras kuivaga hoopis ta parem silm kustugu kogu, nii et me oleme rääkinud siin siis vabamüürlaste mõõgavõitluse traditsioonist ehk siis mensuurist, kus siis sageli kaasnevad vigastused, näiteks satub silma või nii, et siin on teatud vihje siis meile antud, millega võib olla tegu. Mingisuguse vigastusega, mis ta siis on saanud, nii et tal ei ole ühte silma ja käsivars kuivab. Nii et see, mõned arvavad, et see võib olla põhjus, miks 6 märk pannakse otsa ette ja käe peale, just kui truuduse märgiks, nagu Walter Veit ütleb, et ärge unustage, see ei ole mitte meie märk, vaid see on tema märk, mille me peame oma, seda kuulutab ennast Jumalaks. Nii et see on väga huvitav, et see on ikkagi väga inimkeskne asi, mida luuakse. Ja kui sa vaatad praeguseid uudiseid, siis on huvitav on see, et kohe vaatame siit, kust me läheme edasi. Et näiteks kui me räägime, et Trump on suur maailmapäästja, siis on väga huvitav on see, et me teame Larry Fingist ja teda peetakse avalikult kõige õelamaks meheks praegusel planeedil, sest kõik halvad asjad, mida sa vähemalt iganes kuskilt vaatad ja uurid, jõuad sa Larry Fingini, sest see mees
omab kõiki neid firmasid. Et kui sa leiad siit midagi, mida ta ei oma, siis ta omab kõiki neid firmasid. Niimoodi. Ja ta omab suurema on igal pool, jah. Ta omab suurema osa Google'ist, Apple'ist, Microsoftist, siis Disneyst, CNNist, New York Timesist, Washington Postist, Fox Newsist, NBS Newsist, Google'ist, Facebookist, Amazon. Ühesõnaga, ja selline mees ostab ära Trumpi meedia. Ostis ära. Nii et võite nagu 3 korda mõelda, et kas me saame vaadata üksikisikuid, me ei saa vaadata, me peame globaalselt vaatama ja kui sellisel inimesel on nii suur hulk, pluss veel talle kuulub praegu 60% eramajadest ja firmadest Ameerikas. Ja kui sa nüüd kristlasena võtad kätte Mary Baxteri raamatu ja loed sealt, mis ütleb, et inimesed peavad kõik oma varanduse andma antikristusele, siis sa mõtled, apikene, aga see sünnib praegu, see on juba sündinud. Näiteks 2008, kui oli väga suur majanduskriis, siis oli BlackRock see, kes tuli ja nii-öelda päästis Ameerika riiki, ostes väga odava hinnaga kokku siis igasuguseid maju ja firmasid ja asju, eks ole. Et ta on, ja tema kohta öeldakse ka siin videos, et ta ei ole selline mees, kes midagi ostaks ilma, et ta sellest kasu ei saaks, vaid ta kohe lööb oma strateegia ja ta surub peale, nii nagu me oleme seda ka siin näidanud ja ka siin videos näitab, et kus ta ütleb, et me peame peale suruma oma tahet, et nad teeksid nii, nagu meie tahame. Et see on mees, kes omab väga, väga suuri ja kes tänasel hetkel on siis ka Maailma Ökonoomika Foorumisse kutsutud, nii et kui Maailma Ökonoomika Foorum kuuluvad ka mitte valitud rikkad ärimehed siis igalt poolt, siis ka Euroopast ja hõlmab ka Euroopat, siis need sidemed on palju keerulisemad, et pigem me räägiksime ikkagi sellisest globaalsest üksikisikute tuumikust, kes valitsevad, rahamehed, kes valitsevad. Võimalik, et need on need 10 kuningat, 10 kõige rikkamad siis inimesed, kes ka poliitilisele areenile astuvad. Võimalik. Nii et Larry Fingi kohta on lihtsalt väga palju infot, väga paljud inimesed näevad tema strateegiat läbi, samuti on siis Ameerikas siin räägib sellest majanduslangusest, kus ta siis ostis neid kokku. Ja State Street, et 3 sellist väga suurt siis firmat, kes siis mõjutavad globaalsel tasandil peaaegu kõike. Nii et me ei saa rääkida üldse üksikisikust ja kui Trumpi meedia, mille siis osakud ei olnud praegu just kõige paremas tasandis ja Trump väidab, et tema hakkab sõnavabaduse eest võitlema Larry Fingi abil, siis minu jaoks on siis hoogsüümor on, sest pärast, et siin on väga suur vastuolu, sest Larry Fink tegeleb ainult sellega, kuidas saaks sõnavabadust vähendada ja inimesed vähem räägiksid, sest me oleme seda COVID ajal näinud ja need kanalid, kus ta jagati, oli ju siis BlackRocki käes. Nii et see on väga huvitav, et ma arvan, et see on nii mitmekihiline mäng ja nii nagu mõni ütleb, et Trump on lihtsalt ärimees ja dealmaker, siis võib-olla jah, et pigem ta teeb oma selliseid tehinguid, tahtes olla siis lõpuaja võib-olla seal tähtsate hulgas. Et ma arvan, et suur osa sellest on ikkagi väga keeruline läbipaistmatu mäng, isegi need kõige paremad uudised, mida me kätte saame, ei räägi veel kõikidest asjadest, mis kuskil tagatubades toimub. Nii et igal juhul Larry Fink ostis siis Trumpi meedia, mõned ütlevad, et oi, see oli juhus, no mina ei usu, et Trump on nii rumal, et ei tea, mida ta tegi. Et see on teie suur kristluse kaitsja. Oota, Trumpi meedia oli lihtsalt see ju, kuidas seda nimetati? Nagu meil Facebook või midagi sellist on ju. Seda küll, aga kindlasti ei toeta see sõnavabaduse arengut. Et kui nüüd võtta näiteks, et Euroopas oli nüüd see nädal vist olid poliitikud jälle koos arustamas sõnavabanduse peatamist, siis kui sa võtad, et Musk ja Zuckerberg väitsid, et nemad tahavad võidelda sõnavabaduse eest, siis natuke naljakas, kui need firmad tegelikult kuulab BlackRockile, on ju. Et natuke mõtelge natuke, pange niidi otsad kokku. Nad seda ikkagi tegid. Ei, see tähendab. Ja.
Jah, ühesõnaga. Sul peab olema keegi naiivne siin teispool lauda. On ju? Nii. Ja rääkides globaalsusest on väga huvitav video, millele ma sattusin, et kes toetasid, mis läheb täpselt selle Larry Fingi teemasse väga hästi, et kes toetasid Hitlerit, kui Natsi-Saksamaa siis on Wallenbergi perekond. Mis sa arvad, kus see Wallenbergide perekond pärit on? Huvitaval kombel nad on pärit Rootsist ja keegi ei tea suurest osast sellest mitte midagi, aga nemad olid need, kes rahastasid siis Natsi-Saksamaad. Samal ajal, just me räägime sellest dualismist, mida ma ei oska sulle ära seletada, aga mis on ka vabamüürluse üks osasid, yin-yang, must-valge, nagu nende ruudulised põrandad alati nende ja võib-olla lihtsalt üldse inimeste mõtlemine, kes ei tunne Jumalat, et sul ongi selline kahepalgelisus teatud määral, siis nad samal ajal pääsid toodul hulgal juute ja samal ajal siis rahastasid muidugi kõiki neid õudseid asju. Kas sa tead, et see sama Wallenbergide perekond on AstraZeneca omanik? Ole sa terve. Just. Ja elavad Rootsis ja mõjutavad Euroopa poliitikat. Keegi ei tea midagi. Me räägime igasugustest muudest poliitikutest, aga see perekond elab ilusti Rootsis tegelikult. Rootsi oli teises maailmasõjas, me teame siis, eks ole, neutraalne ega osalenud sõjas. Aga osales sõjas rahastamisega. Nii. Ma lihtsalt, see on väga pisike info, mida ma jagan, aga ma ütlen, kui sa natukene vaatad, kuidas asjad on sündinud, siis see on, maailm on väga palju keerulisem ja see globalism on väga palju keerulisem, et me ei saa nagu vaadata ja uskuda igat asja, mida me näeme. Sest tegelikult, kui me mõtleme selle peale, et me peame kui me peame jõudma, kui ma usun piiblit, siis ma usun seda, mida piibel ütleb, kuigi see ei ole hea, kuhu me liigume. See on kohutav veresaun, kuhu me liigume. Ei, seda küll, aga mis peale seda on ikka hea ju? Seda küll, aga praegusel hetkel, kui ma mõtlen, kui paljud inimesed ei usu Jeesusesse, taganevad usust, elavad pattudes, isegi kristlased, ja nad ei võta tõsiselt seda, et nad seisavad nii lähedal nendele sündmustele, mis ilmselt toimuvad meie eluaja jooksul, sest lihtsalt see olukord on nii kriitiline. Tundub juba. Küll, jah. Siis just nimelt see Wallenberg on see näiteks, kes omab selliseid huvitavaid firmasid nagu Bosch, Ericsson, Volkswagen ja näiteks isegi Saaremaal Stora Enso on nende loodud firma, mis on ka väga huvitav. Nii. Ma ei tea, kes seda Saaremaal siit, kas on nimesarnasus või päriselt, ja nemad olid siis nähtamatud pankurid, kes siis tänaseni mõjutavad väga sügavalt paljusid asju. Nii et AstraZenecast kuni Ericssonini. Nii et me näeme, et meie sõimame poliitikuid, aga taustal on tegelikult rahamehed, kes asju otsustavad ja niite tõmbavad. Et see on tegelikkus. Siis, kui rääkida näiteks veel kord Larry Fingist, et Larry Fink, kes siis näiteks, kes lubas Trumpile siin üle-eelmine nädal, et ostab ära Panama kanali, mis tekitab jälle väga palju kommentaare ja mille kohta Hustle ka väga hästi ütles, et see, et praegu Hiina pani stopi peale, on väga hea, sest kuigi Hiina ja Venemaa väga toredad pole Larry Fink ammugi, kes on maailma üks kurjamaid inimesi, sest ta oleks väga suure kaubanduse saanud enda kätte, mis tähendab seda, et see inimene saab väga-väga suure osa kontrollida kogu kaubandust läbi Panama kanali ja üle maailma. Ja me ütleme, et pole võimalik, et tuleb üks mees, kes kõike juhib. Nii. Meil on praegu juba väga suured inimesed, kelle käes on üli palju võimu ja võimekust lukku panna, pöörata, käänata oma poliitikat. See, mis neid tagasi hoiab, Piibel ütleb meile väga selgelt, see on püha vaim. Teise Thessalonika kirjutab teises peatükis, enne peab ära vahelt põetama see, kes neid takistab. See on kogudus. See on palvetavad inimesed. Ma ei mõtle kogudus nimekristlased, vaid inimesed, kes tõeliselt palvetavad ja kellel on tõepoolest Kristuses nii palju meelevalda, et seda kinni hoida. Aga see süsteem on meil täielikult olemas ja BlackRock on just nimelt seesama Larry Fink on see, kes teeb ka selliseid asju nagu siis tegeleb nende kiibitööstusega ja rahastab siis Neurolinki ehk siis tegeleb sellega, millega Piibel meile ütleb, et see 7 viletsusaastat lõpeb just, et
luua siis, see on Peter Thiel siis, kes on ka nüüd paljude asjade taga nähtamatult ka väga võimekas mees, ka Trumpi valitsuses Bezo siin Amazoni omanik, kelle siis osakud kuuluvad tegelikult ka Larry Finkile ja nii edasi. Nii et Larry Fink on inimene, kellega Trump siis teeb mitmeid diile, aga kes ka töötab välja praegu siis seda kiipi. Ilmselt on neil see olemas muidugi see kiip, aga mida seal veel täiendatakse, ma ei oska öelda. Nii et meil on need asjad olemas. Meil on olemas rahamehed, meil on olemas kiibitööstus, meil on olemas kogu plaan ja kõik näitlejad on olemas. Ja kui vaadata siis, ütleme siin ühe majandusmehe juttu, Mark Moss, kes on ise ka siis ärimees, siis räägib väga selgelt, et Trumpi salane plaan on siis ikkagi ümber kirjutada kogu finantssüsteem, miks ma usun, miks ta siis kõigi nende Ameerika vägevatega koos töös loomulikult on, ja eesmärk on siis ikkagi digiraha. Ja ta ei ole üldse kristlane, Mark Moss väga kainelt ja arusaadavalt räägib, et ja me teame, et see raha on jälitatav raha, see ei ole enam raha, mida sa saad võtta ja kuigi Trump praegu keelas selle värgi ära. Jaa, et sularaha ei tohi kaotada. See võib praegu väliselt olla nii, aga mis seal... või Venemaal liigutakse päris kiiresti edasi sellega juba. Nii, siis korraks räägime veel ühest Trumpi tegevusest, lihtsalt huvitav, et lihtsalt nagu vaadata, nagu, ma ei suuda rääkida kõigist, sest need asju on väga-väga palju rohkem, ma suudan siit ainult pinnast libiseda, võite ise, mis jällegi näitab ühe väga olulise fakti täitumist, mida ma tükk aega mõtlesin, James Cadiz räägib siin ameeriklane, et ka mina olen mõeld väga palju, et meile räägib Hesekeli raamat suurest sõjast, mis tuleb siis Iisraeli vastu, milles siis on Meegogi ja sõda. Ja kui sealt siis, ma olen ka seda rääkinud ja igaüks võib seda ka lugeda, Hesekeli 38 peatükk, mis räägib siis suurest sõjast, mis tuleb ja kus on siis Goog ja Meegoog ja Mesek ja Tubal ja need nimed siis ka viitavad Türgile. Türgi on siis NATO kõige suurem sõjavägi ja ma olen kogu aeg mõelnud, et väga-väga huvitav, et Türgi saab praegu Iisraeliga väga hästi läbi ja neil ei ole ka, ütleme, praegu veel olnud sõjalist võimekust lennukite alal. Ja väga huvitav on see, et Trump, kes justkui näiliselt tegutseb väga Iisraeli sõbralikult, on otsustanud siis Türgile müüa siis neid mis oli F-43 või 403, mis oli need uuemaid fightereid siis, mis, nagu James Cadiski ütleb väga õieti, mis teeks võimalikuks piibli profeteeringu täitumise, kui me vaatame Hesekeli raamatut, 38 peatükk, seda sõda ei ole olnud ja milles osalevad siis ka väga paljud Euroopa rahvad, kui siit vaadata, ma ei tea, vahel tundub isegi, et lausa NATO sõda, NATO rünnak Iisraeli vastu, siis NATO vägede või vähemalt osaliselt on nad siin NATO väed, mitte kõik, et siis see teeks võimalikuks selle, sest piibel ütleb, et see õnnetus tuleb siis ülevalt põhjast, kus siis Türgi on täpselt siis Iisraeli kohal tegelikult. Ja samuti Venemaa. Nii et kindlasti kasvab selle sammuga, mida Trump praegu teeb, et ta müüb neid lennukeid, kõige uuemaid lennukeid, võimekaid lennukeid, siis see tähendab kindlasti samm selle poole, et see sõda tuleb. Ja kui vaadata Hesekeli 38 peatükki, mida ma olen väga-väga palju mõelnud selle peale, sest see on nagu huvitav, sest selle kohta on ka väga palju erinevaid arusaamasid, et ma olen ka mõelnud, et kuhu ajaskaalale ta võiks nagu minna, siis piibel ütleb meile, ja ma olen ka seda rääkinud, aga räägime uuesti üle, võib-olla mõni pole varem saateid vaadanud, siis piibel ütleb 39. Hesekeli peatükis, et nad nende samade relvadega, millega neil siis rünnatakse, kütavad 7 aastat. Ja me teame, et viletsusaasta kestab 7 aastat. Ja siis tuleb Jeesus lõpetab kogu selle üldise sõja siin maa peal, sest sel hetkel on juba kõik hävitatud ja sõjas, siis
nagu ma olen ka rääkinud, Ameerikal ja ilmselt võib-olla ka teistel riikidel on siis võimekus eraldada tuumapäid ja kasutada seda kütteks. Ja seal ütleb, et kasutatakse relvi kütteks, mis arvatakse, et võib siis olla tegemist tuumarelvaga, mida kasutatakse Iisraeli vastu ja seal kirjeldatakse ka seda, et seal piirkonnas ei tohi keegi kõndida ja siis, kui keegi leiab laiba, pannakse kepikene üles, mis viitab saastatusele, tuumasaastatusele ja nii edasi. Nii et see on ka huvitav. Aga et kuna seal on väga kindlalt antud, et see kestab 7 aastat, siis võib-olla see võiks, ütleme, viletsusaasta algusesse jääda. Ja vaadates neid pingeid praegu ja neid, ütleme, riike, mis siin on kirjeldatud, ja asjad võivad muidugi väga kiiresti eskaleeruda, nii et kui siia on seotud Venemaa, kes siis võiks Iisraeli vastu minna, see on huvitav. Nii et aga kindlasti, kuna Türgi siin osaleb, siis Türgi sõjalise võimekuse parandamine võimaldaks tal osaleda sellises sõjas. Et see on nagu huvitav. Kuidas täpselt läheb, me ei tea. Ja see, mida ta siin näiteks räägib, et ja Seeba ja Teedan ning Tarsise kaupmehed ja kõik kaubitsevad küsivad sinult, kas sa tuled saaki saama, siis ma olen rääkinud, et see on siis Saudi Araabia alad. Ja kui me vaatame siis Saudi Araabia printsi praegust tegevust, siis tema on praegu sellisel rajal, kus siis Saudi Araabia teeb väga hoolsalt tehinguid ja diile, kaubandustiile, et kasvatada oma võimekust ja on huvitav, et ta siin kohal siis selles Esekelis jääb nagu sellest sõjast kõrvale, tema selles ei osale, võib-olla siis selle rahuleppe tõttu, mis neil on, aga siin just Jim Kadis toob välja selle plaani, mis siis praegu Saudi Araabial on, et ehitada siis suur Middle East raudtee, Lähis-Ida raudtee, India ja Euroopa raudtee, mis siis tooks väga suurt kasumit siis Saudi Araabiale. Ja ta ütleb ka, et ta näeb selles Saudi Araabia sellist soovi nagu oma tugevdada oma kaubandussidemete läbi enda turvalisust, et teda ei rünnata, kuna kui tal on äripartnereid paljudes kohtades, näiteks ka Venemaaga, siis tema jääb sellise nagu rahulikku seisu ja seda Hessekeli raamat meile ka kirjeldab, et Teedan vaatab kõrvalt, teda ei rünnata, aga rünnatakse Iisraeli. Nii et see on nagu väga huvitav. Ja mis on huvitav, on Saudi Araablas printsi siis selline väga kindel väide, mida ta väidab, et nemad on huvitatud, et Palestiinal oleks hea käekäik. Mis on ka minu jaoks huvitav, sest ma olen kogu aeg mõelnud, et Saudi Araabia minu arusaamiste järgi, võib-olla mu arusaamist on valed, ma ei kandideeri kindlasti absoluutsele tõele, aga jääksid nagu Edomi aladeks ja võiksid olla endised edomlased, kuna nende maa-alad nagu eriti selles Neomis, kus nad praegu uut linna ehitavad või sellist uut vägevat keskust ehitavad ja mingi pullikuju tahavad üles panna, siis just see alad jäävad vanade edomlaste alla. Siis on huvitav ja Palestiina aladel oli edomlaste alad, edomiitide alad, siis kui nemad ütlevad, et nemad tahavad sinna hea käekäiku, siis mul ühel päeval mõtlesin, et võib-olla polegi päris õieti aru saanud Taanieli kirjakohast, mis ütleb, et aga ta paneb, ta lööb oma toredad telgid üles mere ja Püha Ilumäe vahele. Ja siis ma hakkasin ükspäev mõtlema, et oot, et ma ei ole nagu aru saanud, et mis asi on mere ja Ilumäe vahel Iisraelis, et kui sa vaatad nagu Iisraeli kaarti, siis on Palestiina. Nii. Ja kui sa vaatad praegu seda, jällegi jõuame sellesse väga keerulisse inglise keeles on taid, aga nagu ütleme siis nagu sidemete või selliste keeruliste pundardeni, mis ütleb, eks ole, et praegu siis ma olen seda ka varem rääkinud, ma ei tea, kus see video on, ma täna ei pannud seda välja, aga juba siin 2014 keegi nägi töölaual ümber ehitatud Gaza projekti, nii et see kõik on juba planeeritud, see Gaza hävitamine planeeritud ja sinna taheti mingi väga võimas selline smart city ehitada, et tema nägi seda linnaplaani, siis tänaseks on siis need sündmused, mis meil on ja mis iganes siis keegi väidab seal taga.
kusjuures piibel ütleb, et see paik tõesti hävitatakse, on mitmed profeteeringud väikestes profeteeringutes, et Asturis hakkavad elama värdjad ja see paik jääb Iisraeli karjamaadele ja nii edasi. Nii et noh, selle paiga peal on omad teatud profeteeringud, mis ilmselt on täide läinud ja ilmselt veelgi lähevad täide. Ja kui ta ütleb, et sinna Gazas praegu Trump tegeleb sellega vist väga aktiivselt koos Netanyahuga, et seda paika üles ehitada ja BlackRock on vist lubanud sinna mingid rahad, mis on väga huvitav. Jälle Larry Fink on igal pool. Larry Fink ehitab Ukrainat üles, Larry Fink ehitab Gazasse lubas investeerida. Et see mäng on keerulisem. Ma arvan, et siin ei ole selliseid lihtsaid vastuseid, et ikkagi pettus on tõesti, ütleme, igal sellisel tasandil. Ja huvitav on see Saudi Araabia prints, sest tema on üks, kes ka elamuski kogu aeg nagu rahastab ja üks asi, mida James Cadiz väga hästi välja toob, on see, et ta praegusel hetkel, kui me alustasime islamiga, et islam teeb selliseid asju, siis tema nagu madaldab islami, ütleme, sellist tähtsust, mis on ka väga huvitav, sest mina usun, et see on osa pettusest, sest ta ütleb, et ärge vaadake sinna, ja kuna ta on väga võimekas juht ja väga kaval juht, ja ta ütleb, ärge vaadake sinna Jeruusalemma poole, kus see Tombov, see rokk asub, vaid vaadake Mekka poole, eks ole. Et ta nagu vähendab seda islami tähendust ja vähendab seda kriisi seal Templimäe alal. Ja James Cadiz ka ütleb, et see on väga selline kavalad käigud, mida see Araabia prints praegu ka teeb, ütleme, neid majanduslikke sidemeid Iisraeliga soojendades ja need rahulepingud ja selline islami vähendamine, et see võimaldab sellele, et tema mõjuala on nii tugev, et ma mõtlesin, et siin on ainult üks asi vaja. Nüüd on vaja saada neil üks ära ostetav mees, kes saaks Iisraelis valitsema. Ja kui seal on olemas juba Templimägi, mis on ühendatud, kust on ära võetud igasugune kriis ja sõda ja on ühendatud ühe valitsuse alla ja mis iganes, siis see mees lihtsalt tuleb ja tal on väga lihtne valitseda ja öelda, et aga mina olengi Jumal. Sest eeltöö on kõik ära tehtud. Ja see on huvitav, sinnas suunas nagu kõik asjad liiguvad. Et midagi sellist võiks seal nagu olla ja siin on üks video, et kui me rääkisime Jared Kushnerist, mis jäi nagu mis jäi meil nagu, ütleme, tahaplaanile siin COVID all, millest me küll rääkisime rahulepingust, mis Iisraelis tehti, Lähis-Idas tehti. Et ma ei leidnud seda kirja kohta üles, aga Daniel Raamat ütleb, et ta teeb lepingu paljudega. Et kui me nagu praegu vaatame, ütleme, kas siis Saudi Araabia printsi või Larry Finki või Trumpi, siis nad kõik teevad selliseid huvitavaid lepinguid. Nad loovad mingit tasapinda mingitele sündmustele. Nad kõik teevad mingisuguseid majanduslikke ja poliitilise lepinguid ja väidetavalt kõik rahu hoidmise nimel. Ja piibel ütleb meile, et antikristus tuleb esimene 3,5 aastat sellise rahuga. 3 esimese poole aasta jooksul see ei tähenda, et rahu on. Piibel ütleb meile Ilmutuse raamatus, et kui kogudus ära võetakse, hakkavad kohutavad looduskatastroofid toimuma, on ju. Väga raske öelda, kui me teame, rääkides täna sellest, et nad oskavad ilma modifitseerida, mille kohta ka see mees ütleb, et neil on olemas ka võimekus tekitada maavärinaid. Jaa, seda räägivad. Siis palju sellest on inimtekkelist, sest seal on sellised huvitavad väljendid, mille üle ma mõtlesin siis, kui oli see Maui tulekahju ja see Hustle näitas neid tulekahjusid, kus oli nagu joone pealt oli see täpselt suunatud värk. See oli nii täpselt. Ja piibel ütleb huvitavat asja, eks ole. Ja siniste katustega majad neid terveks. Kõik sinised asjad, ämbrid ja sinised autod ja kõik muu kummaline ja alles. Siis ta ütleb siin sedasi, et põles ära kõik haljas rohi. Et see on nagu huvitav, et niisama ta ei saa põleda, on ju. Just, et kuidas või 3 osa poid põles ära, et noh, võt, kas siin on nüüd inimtekkeline, et nad tõesti üritavad seal midagi teha. Ma kujutan, et Jumal midagi sellist teeks. Et see võib olla inimtekkeline.
ütleme, kasutavad seda sama blue laserit, sest piibel ütleb, eks ole, meile ilmutuse raamatus ju väga selgelt, et inimesed ütlesid ja ta teeb suuri tunnustähti nõnda, et inimeste ees laseb tuldki tulla taevast alla maa peale. On ju? No, see võib olla vaimne tuli. Ma ei tea, võib-olla nõidus läheb tõesti väga suureks, aga no praegusel hetkel ma näen, et see blue laser on piisavalt võimekas, sest piibel ütleb meile ka, ütleme, ma püüan pigem kaine olla, ma pigem sellistes väga ulmelistesse asjadesse nagu ei taha uskuda, et kui me räägime, ütleme, islamist ja sellest, et nad tapavad inimesi, siis piibel ütleb Daniel 11:37 ja ta ei hooli oma vanemate jumalast, ka mitte sellest, keda naised armastavad, ja ta ei hooli ühestki muust jumalast, vaid suurustab nende kõigi ees ja austab selle asemel kindluste jumalat, keda ta vanemad ei tundnud. Põhimõtteliselt nagu, tegelikult siin on tõlkes nagu sõjavägede jumalat. Ja kui me näeme, ütleme, mida praegu nad ka Trump Ameerikas teevad, et nad tahavad valitsust vähendada ja ütleme siis see TARPA, mille kohta nad tahavad siis kuulub erarahastuse alla, eks ole, sõjavägi kuulub erarahastuse alla, siis tegelikult et sünniks selline sõjaline valitsus ja riik, mida piibel ennustab, et see tuleb viimane valitsus, et see on sõjaline valitsus, ütleme nagu natsivalitsus oli. Ja praegu on ju väga paljusid nendest ongi natsid ja natsiideoloogiaga, siis see ei ole üldse nii väga keeruline sündima ja tundub, et asjad sinna pool liiguvad, eriti kui nad räägivad valitsuse vähendamisest ja nagu mingisuguse väga väikse grupi alla bürokraatia vähendamisest. Ei, valitsuse liikmete vähendamisest räägivad. Ameerikas? Jah, Ameerikas. Seal valitsuse liikmed ei olegi nii palju, et seal on tohutu bürokraatia. Et tõmmata nagu koomale seda, kui ma olen õieti aru saanud, võib-olla eksin. Aga et ta on selline sõjaline valitseja, kes siis tulega mängib ja piibel ütleb, et ja nad kummardasid lohet ja imetlesid teda ja kes on metsalise sarnane, kes suudab sõdida tema vastu. See on väga huvitav. Nii. Et piibel ütleb sõdida tema vastu, mis väga selgelt annab meile nagu vihje, et see on sõjaline. Ja praegu on, ma just eile vaatasin järgi, Ameerika on praegu siis kõige suurem sõjaline jõud maailmas, teine on Venemaa, 3. on Hiina ja 4. on India. Nii et kui me räägime, et Ameerika võiks olla ka Babylon, siis ja kui sa küsisid, et kes keda tapab või kas islam on selles, et Danieli raamatu järgi me näeme, et mingid vastuolud ja sõjad jäävad isegi, ütleme, antikristuse ajal, mingid võimuvõitlused. Sest piibel räägib meile idakuningatest, kes tulevad ja 4 Eufrati inglist, mis on ilmselt Iraan. Et mingid sõjad kindlasti on, aga see ilmselt ei sega mingisuguse seltskonna sellist valitsemist globaalsel tasandil. Et neil on nagu mõjuvõim või üle selle, ilmselt siis keegi üritab neid kukutada või mis iganes, et mingid vastuolud jäävad. Ja Euroopa siis kuulutas nüüd üle-eelmine nädal just, et nad siis ikkagi otsivad seda ühte inimest, ma panen James Cadizi siia just. Otsivad ühte inimest? Just, et nii nagu ta siis siin Cadiz toob selle välja, et nii. Euroopa ehitab siis seda uut maailmakorda. Kohe näitan, lõpeb reklaamsid ajad ära. Noh? Nad ei taha ära lõppeda. Tahavad meile põlluharimist näidata. Noh, nad tõmbavad hoopis põlluharimist kokku seal kuskil juba. Vaata, kogu see värk, et siin igasugused gripid, linnugripid ja seagripid ja need on ju kõik, ütleme, fabritseeritud värk, kui see nõnda mõtled. Vaata, kuidas on huvitav, et ääd on tõmmatud niimoodi peale, et ei saa isegi edasi panna ega tagasi panna. No, nüüd. Ja, just. Nüüd võid panna, jah. Et see on siis, mida siin Euroopa siis üritab praegu. No võt, et nad, ütleme, selliselt ei ole sellest kunagi räägitud ja kuna nad ikkagi globaalselt kõik üksteisega koostööd teevad, siis meie asi ongi ainuke asi, mida me saame vaadata piiblisse, et me näeme, kes on siis need võtmefiguurid, kes jäävad nagu
kuidas see, ütleme, struktuur lõpuks asetub, et me ei saa vaadata seda, mis täna toimub või olla kellegi poolt või kellegi vastu, vaid me vaatamegi Jumala sõnasse ja me näeme, kes jääb nagu sellesse. Ja Piibel ütleb ka, et ja tema poolt saadetavad sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna, nad kõrvaldavad alalise ohvri, panevad sinna hävitsukollet, see on siis nüüd 3,5 aasta pealt see valitseja, ja oma libekeelsuga ta hukutab lepingu rikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb ja mõistlikud rahva hulgast õpetavad paljusid, kuigi need mõned aega langavad mõõga tulelegi kätte vangi ja riisutavaks. Ja kui nad langavad, siis nad saavad vähest abi ja paljud liituvad nendega libekeelsuses ja mõistlikud langavad mõned, et neist sulatada ja puhastada, aga määratud aeg viibib veel. Nii et ta räägib siis sellest 7 viletsusaja aegsest sellisest usun, et juutide kannatustest, sest ma usun, et see ei ole räägitud kristlastest, sest samamoodi, kui inimesed ütlevad, et ei tea, kas seda ülesvõtmist ikkagi on, siis kui vaadata Jeesuse profeteeringu Mattuse 24. peatükis, siis ta ütleb ju nii, Jeesus ütleb, et aga enne kõike nad panevad käed teie külge, et olete kõikide rahvaste nime all ja inimesed on lugenud sealt välja ülemaailmselt kristlaste tagakiusu. Mina ei usu seda, sest Piibel ütleb meile samas peatükis, et sel päeval on 2 põllul, 1 võetakse ära, 2 on voodis, 1 võetakse ära, teine jäetakse, et pigem ma usun, et Jeesus ütles seda juutidele, et juudid satuvad ülemaailmselt väga suure rõhumise alla, see läheks kokku Ilmutuse raamatuga ja kristlased võetakse ära. Seda on olnud läbi sajandite tegelikult. Juutide tagakiusu. Juutide kui ka kristlaste tagakiusu. Et näiteks ka see Münmaris, mis praegu juhtus eelmine nädal, et just tütrega rääkisin ja ta ütles, et seal oli olnud siis 14 kristlast oli tapetud niimoodi, et veri jooksis jõgedes nagu ja mõned päevad hiljem siis toimus seal tohutu maavärin, kus siis oli väga palju purustusi, nagu me siis teame. Et kindlasti seda ka Piibel ütleb meile Ilmutuse raamatust lõpuaegade kohta, et on sellised erakorralised maavärinad ja loodusõnnetused, siis Jumal sõdib nende eest, kes siis, ütleme, juutide eest, kes siis viletsuse ajal usule tulevad. Ja ilmselt ka need, kes siis on nõus märtrina surema, et mitte võtta vastu metsalise märki. Et ja üks kirjakoht veel, millele ma vihjaksin, mis on ka endal kuidagi jäänud tahaplaanile, rääkides kristlaste ülesvõtmise reaalsusest, et kui alati tsiteeritakse Pauluse kirja kohta, et ja meid võetakse ühe silmapilguga üles ja meie, kes üle jääme ja palju surnud tõuseb üles, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et tegelikult kui Jeesus räägib ju äravõtmisest, salajasest äravõtmisest, eks ole, et 2 on põllul ja 1 võetakse, teine jäetakse, siis ei räägita midagi surnute üles tõusmisest. Nii. Ja kui sa vaatad Ilmutuse raamatu 19. peatükki Talle pulma, siis tegelikult surnud ei pea ju üles tõusma, sest see on taevas, eks ole. Ja nad tulevad maa peale, on ju. Nii. Et tegelikult paljud kirjakohad, kui sellised võrrelda, siis tõestavad, et on olemas 2 Jeesuse tulekut. Üks on salajane koguduse äravõtmine ja teine on siis, sest et talle pruut ei tule mitte enam maa peale pruudina, vaid Piibel ütleb, ta tuleb tulema, näitan sulle talle naist. Et tähendab, nii kaua, kui me ei ole abielus, me oleme pruut, aga kui ma olen abielus, ma olen naine, eks ole. Ja sellist terminoloogiat kasutab Piibel Ilmutuse raamatu 19. peatükis väga selgelt. Nii et need, kes arvavad, et me jääme viletsusaega ja siis aitame siin juutidel valitseda ja ma ei tea, mida iganes. Väga kahtlased imelikke õpetusi on, mida ma näen. Õpetusi on seinast seina. Siis meie vaatame ikkagi, meie kohus on vaadata Jumala sõnasse, sest see on minu kui Jumala tundva inimese ainuke alus. Vaata, kui huvitav, siis kui Jeesus löödi risti, on ju. Üks evangeelium räägib sellest, et peale seda tõusis üles surnuid. On ju, huvitav, mis nendest sai? 500. Ja ei tea, olen ka mõelnud, see on kõige kummalisem asi, et jalutasid ringi ja kuhu nad said või mis nad tegid, ei tea.
et piiblis ja on nendest ei ole palju rohkem kuskil räägitud, mitte on midagi. Piiblis on palju saladusi, surma ja elu asjad on ikkagi Jumala käest, sealt üldse ei annagi midagi välja mõelda. Mida infot ei ole antud. Aga selle kohta on küll öeldud meile, et pruut tuleb tagasi maa peale. Aga ta ei saa ju tagasi maa peale tulla, kui ta pole ennem üles läinud, eks ole. No, pulm toimub taevas, mitte maa peal. Et ma sellepärast ei saagi aru nendest kreeklokkidest, kes seal hõiskavad netis valeõpetusi, et oi, et nii põnev, et meil hakatakse siin kohe-kohe ohverdama neid pulle, et nüüd on mingi uus aeg siin tulemas. Kas nad on nüüd lehmad või pullid? Lehmad, vist ikka, lehmad. Ja. Et kui sa vaatad ilmutuse raamatut, siis enne seda, kui hakatakse neid vihatrompeteid puhuma, on väga konkreetne nägemus 7. peatükis 9-16, seal on 2 asja, mida selles nägemuses näidatakse ja on tõesti väga palju, kuna ma olen väga palju kunagi ka püüdnud kuulata ilmutuse raamatust, siis ikkagi ma ütlen, et meil on võimalus rohkem täna aru saada, kui eelnevatel põlvkondadel ja paljude asjadega ma ei ole nõus, mida on õpetatud. Aga see 7. peatükk, ma ei saanud pikka aega aru, mida siin räägitakse, aga Jumal räägib siin ühest sellisest väga konkreetsest asjast, mis peab toimuma. See on juutide pitseerimine ja teine peatüki pool räägib korraga usklikest taevas. Ja kuna sinna ei ole midagi juurde kirjutatud, siis inimestel jääbki vaba tõlgendusvõime, on ju. Aga tegelikult need ongi täpselt 2 asja, mis toimuvad, et kogudus võetakse ära üleloomulikult ehk võetakse siis saatanlikult valitsuselt ära see, mis takistab, sest piibel ütleb meile väga selgelt, et ma olen andnud teile väe astuda saatana kõige väe peale, eks ole. Ja need, kui inimesed paluvad Jumalat Jeesuse nimel, see ei ole mitte seepärast, et nemad ise on tublid või mina olen tubli või minu teod on täiuslikud, mina võin kasutada Jeesuse täiuslikkust selleks, et deklareerida teatud asjade muutust, eks ole, meie ei saa kunagi omaenda peale vaadata, me saame ainult Jeesuse peale vaadata, aga ma saan deklareerida asju ja need sünnivad. Jeesus ütleb, ma teen teile seda tee nimel, ma vaatasin just üks päev, et ta ütleb seda vist 5 korda Johannese evangeeliumis. Nii. Et see oli tema lõpukõnes kogu aeg deklareeritud ja ütleme nii, et isegi kui väike laps palvetab Kristuse nimel ja ta on uuesti sünni teinud, siis isegi tema palve on vägevam kui ükski Larry Fink ega midagi muud, eks ole, et nii kaua, kui see mõju, palve mõju on siin maailmas, tähendab, saatan ei saa tulla, sest muidu Jumala sõna läheks valeks. Ütleme, teine maailmasõda oli selline väga suur raputus ja ma arvan, et selline Jumala hoiatus, et kuulge, lõpp on lähedal, on ju. Ja isegi seal, kui ma tean, et oli Inglismaal see kogudus, kes 5 aastat tegi 7 päeva järjest 24 tundi tegid palveid, siis nad mõjutasid väga paljusid sõjasituatsioone, nagu see Tunker, mis see lahing see oli, see millega oli kohutav jama oli, nad ei saanud seal võita, tohutult hukkus, sest on tehtud ka mitu filmi, mul tuleb praegu meelde see nimi, siis tegelikult hiljem on välja tulnud, et nemad tohutult, neil oli palvevõitlus selle piirkonna pärast ja selle konkreetse lahingu pärast, et see lõpuks võideti ja nad siit kaotasid. Nii et nii kaua kui kogudus palvetab, nii kaua kogudus sõdib, nii kaua ei saa asjad sündida ja seda ilmutuse raamat ütlebki meile 7. peatükk, ta annab 2 nägemust, ta annab nägemuse siis pitseerimisest, juutide pitseerimisest, siin on väga siin on tahetud allegooriselt öelda, et need on kristlased ja ma ei tea, ei ole, siin on antud konkreetselt ja siin on puudu Taani suguharu, mis siis tähendab just seda, miks ma ka siis näitasin ja veel viimasena näitangi, on see Jared Kushner, kes on siis nüüd on siis selle mees, kellest ma ütlesin, meil jäi nagu tahaplaanile, et tema oli see, kes siis selle Iisraeli rahulepingu läbi viis.
COVID ajal 2022. Nii et see on väga värske asi, mis annab võimaluse talle ja tema ostis maja siis 5. Avenüül New Yorgis 666 maja, mille peal ongi siis täpselt, see ongi, see maja nimi ongi 666, nii et see ei ole mingisugune videonali siin, vaid päriselt ka. Ja tema on siis mees, kes tegeleb, kui me rääksime täna siis Araabia printsist kui sellisest ettevalmistajast, kes võib luua situatsiooni, et Templimägi tõepoolest võiks maha rahuneda ja petlikult justkui Iisraeli valitsuse alla minna või mis iganes lahenduse nad sinna leiavad, siis et sinna saaks ehitada lõpuks selle templi, siis tema on see, kes tegeleb nii siis Netanyahuga kui ka tegeleb ka Araabia printsiga. Nii et see on nagu väga-väga huvitav, et ta jääb justkui sinna Trumpi selja taha ja siin on teine video, mis on väga huvitava pealkirjaga, kuidas Saudi Araabia ostis ära Trumpi ja mida nad siis nagu tahavad ja ka selgitab neid huvitavaid poliitilisi tagamaid, mis seal on ja tasub nagu tähele panna, sest ma tean, et Whitney Webb, kes on siis kajastanud neid ütleme, mitte Lähis-Ida, vaid globalistide kampa nagu põhjalikumalt, siis tema on nagu selle väga hästi nagu välja nagu toonud ka ja ta on Jared Kushneri kohta siis väga sellise huvitava info andnud, et ja Jared Kushner oli esimene, kes siis sai üldse nende Araabia suurte ja tähtsatega ühe laua taha ja sai nad Valgesse majja, nii et see on nagu huvitav, et me oleme nagu kindlasti ajaloo sellisel etapil, mis valmistab ette Iisraelisse tulema sellist valitsejat. Kogu selle taustal Rooma, katoliku kirik, paavst, mis mängu nemad seal siis mängivad? Paavst on suremas muidugi või see on nagu huvitav, et paavsti suhtes on nüüd profeteeritud, mina ei tea, mis allikates profeteeritud, et ta on viimane paavst, kuna ta on siis aga ta on tõesti 90 oli siin eelmine nädal üsna suremas, nüüd tuli jälle koputati jälle üles seda ja väidetavalt siis tuleb keegi teine. No võib-olla tuleb siis seesama, mida piibel ütleb, tuleb selline preester kuningas, kes siis kogu selle ühtse religiooni ja kõik üheks selliseks asjaks. Et see paavst seda teeb praegu on ju? Ei, tema on viimane, seda on öeldudki, et tema sureb ära, aga temast nüüd järgmine, et ei tule nagu uut paavsti, vaid tuleb mingisugune siis keegi teine. Kas see nii on, ei oska öelda, aga Whitney Webb on öelnud siis, Whitney Webb on siis see naine, keda ma siin olen mitu korda näidanud, seesama naine siin. Ja tema on siis kirjutanud 2 suurt raamatut Ameerikas rahvad Blackmaili all, kus ta on siis rääkinud nendest globalistidest lähemalt ja nendest omavahelistest sidemetest ja siis tema on üks, kes mainis, et Jared Kushner on raskekujuline okultist. Ühesõnaga, et on avalikult, nad kõik on, aga lihtsalt, et tema puhul on see kuidagi silmapaistvalt eriline ja kuidagi üldteada. Et see on ka nagu huvitav fakt, mis on nagu meelde jäänud, sest piibel ütleb meile Thessalonika kirjas, et see mees tuleb saatanliku väe mõjutusel ja see on kindlasti väga oluline, mitte see, et teised ei tegeleks, teised tegelevad ka sellega, aga ütleme vanus ja ütleme tema töö, mida Jared Kushner praegu teeb ja arvatakse, et Trump võib olla siis nagu valmistada ette, et temal on mingid teatud teed või siis ei tea ka kunagi neid petustasandeid, võib-olla keegi petab kedagi, leiab kasulikku mingi muu diili teha, ega me ei tea neid asju lõplikult. Aga ütleme see selline koostöö, mida Jared Kushner ja Trump on praegu teinud nii araablastega kui ka siis juutidega, on täiesti fenomenaalselt enneolematu, ütleme siis Lähis-Ida ajaloos ja annaks tõesti võimaluse piibelliku ajakellal jõuda sellesse kohta, kus tuleb sinna see viimane valitseja 7 viletsusaastat, kus siis Jumal lõpetab oma tõotuse, mis ta siis Jaakobi lepingu selle 1 nädala, mis jäi siis puudu Danieli raamatus veel, kus ta siis ütleb Jumala sõna, et ta siis hävituse ja kohtuga peseb ära Jeruusalemma süü,
ja nagu sa ennem lugesime, Sakaaria 11, Sakaaria raamat ütleb, et 14 peatükk, et siis selles tapetakse 2/3. Et ta siis ütleb, sest ma kogun kõik paganad sõdime Jeruusalemma vastu, linna vallutas, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse, pool linna läheb vangi, ülejäänud rahvast ei hävitata linnas, siis läheb Jehova välja, sõdib nende paganate vastu nagu võitluspäeval, lahingupäeval. See on siis see, mida me näeme ilmutusraamatu viimases peatükis, see on siis 18 peatükis näeme seda. Ja sel päeval seisab ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees, ida pool Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, millest me oleme ka rääkinud. Tuletan jälle meelde, et Õlimäe all on siis väga raskekujuline seismiline olukord ja teatakse, et see ühel päeval seal värisema hakkab, sest see on võetud kinni radaritega, et seal selline olukord on ja on tehtud isegi väga täpne prognoos, et 7000 inimest sureks ja ilmutusraamat toob täpselt selle arvu 7000. Et see on huvitav, et see on välja arvutatud. Ja mägede vaheline org suletakse, sest mägede vaheline org ulatub Jaasolist saadik ja siis Jehova minu Jumal tuleb kõik pühad ühes temaga. Nii et siin kindlasti Sakaaria 14.5 räägitakse meile sellest, millest siis räägib ilmutuse 19 peatükk, kus siis toimub see viimane sõda Õlimäel. Ja seda soovitan siis lugeda, sest ta ütleb huvitavalt selle kohta, et siit lähebki üles edasi 1000 aastaks rahuriigiks. Ta ütleb, et kui siis see kõik on möödas ja kõik järele jäänud kõigist paganaist, millest me oleme ka rääkinud, et kes siis on, kes seal siis 1000 aastas rahuriigis elavad, on ja ta ütlebki 14.16 ja kõik järele jääjad kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles kummardama kuningat, vägede Jehovat ja pidama lehtmaade püha. Aga neile maa suguvastele, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, vägede Jehovat kummardama, ei saa vihma. Ja nii edasi, nii et siis võib seda lugeda. Et mingi teatud väiksed vihjed meil seal on. Nii et jah, ma ei tea, mingid kurjad inimesed jäävad järgi. Kuidas see võimalik on, ma ei tea, minu käest küsida. See on see 1000-aastane rahuriik. Just, aga siin, sellest ei ole palju. Ja siin ta ütlebki, ja nõnda sünnib kogu maal, sealt hävitatakse, hukkub 2 osa. Aga 3. osa jääb sinna järele ja ma viin 3. osa tulle ning sulatan neid nagu hõbedat sulatatakse. Nii et siis Piibel ütleb väga selgelt, et ainult 1/3 jääb lõpuks siis ikkagi järgi. Ja ilmselt siis ka inimkonnast just väga palju vist rohkem järgi ei jää. Et see on väga väike osa, mis siis läbi nende 7 aasta sõdade, millest praegu meil ju väga räägitakse kogu aeg, teed uudised lahti, sõda tuleb. Jah, isegi Eestis käib üks suur sõjajutt kogu aeg. Nii peaaegu lahti teed ja Euroopa tahab relvastuda, on ju tohutud, mis see oli 800 miljardit panna paika. Seda on profeteeringutes ikkagi nähtud, et seda 3. maailmasõda, et see on ikkagi selle 7 viletsuse aasta ajal. Jah, võib olla nii. Et sellisel moel, ütleme tänase relvastuse kõige juures, ma ei kujutaks, et ühtegi sõda maa rohkem välja kannataks, sest relvad on nii vägevaks läinud. Et see saab olla viimne ja lõplik ja mis võimuvõitlus ja kelle vahel see võimuvõitlus täpselt on ja seda siis ilmutusraamat siin räägib, kes seal osalevad. Nii, me võime täna siis, mis me võtame kokku, et asjad liiguvad edasi. Ja, seadusi võetakse, lepinguid tehakse. Kõik liigub edasi selles suunas ja see küsimus... Et ei ole vahet, kes valitseb, et kui keegi arvab, et keegi päästab või Trump päästab, et see on siiski globalistlik süsteem ja kuidas see täpselt ja kes juhib ja tõmbab niite, me ei tea. Nii et asjad liiguvad, tõepoolest. Et kui nad mürgitavad siin meid taevast ja kõik asjad on ju, keeratakse nagu tuksi. Nad tahavad toidu tootmisega midagi. Larry Fink näiteks omab Ameerikas kogu Ameerika toidu pakendamise ja nad ütlevadki näiteks ka seda, et keegi ei tea üldse, mis seal pakendites on ju, aga tema saab seda turgu selliselt suunata, et tõstab vorstihinna väga kalliks ja liha kokkuostu väga madalaks ja sellega suretab välja tootjaid, aga ise rikastub. Et kui nüüd selliste inimeste käes on toidu tootmine, väga vähe on vaja. Ja selle jaoks oli vaja suretada maainimesed või maatalud välja, isegi siin Eestis on ju, et kes on veel siin Saaremaal muidugi veel 11 saab
Euroopa Liit on juba lubanud igasuguse toidu sisse toppida neid putukaid. Et juba on nagu see ametlik, eks ole, nii et praegu, kui sa poodi lähed, seal on, ja siis mõtled, miks need asjad ei seedi sul sees ja miks nad tekitavad seedehäired, sest ilmselgelt Jumal ei ole loonud putukaid ja tegelikult on tõestatud faktiliselt, et need on seedimatud asjad, sest Jumal ei ole loonud meile linnukõhtu. Me ei ole linnud. Me ei ole linnud, me ei pea neid sööma, on ju. No, aga see ongi see jälle, mida me oleme siin ju 3 aastat rääkinud, ilmutuse 6. peatükk, tuleb suur nälg ja tapetakse 1/4 inimkonnast nälja ja katkuga, nii et seda nad valmistavad ette praegu. Igasuguseid ennustusi on olnud, üks vend, kelle nimi oli Teemu, kunagi rääkis siin. Ta ütles isegi mitme aasta pärast see nälg tuleb, siiani ta veel ei ole tulnud. Et aastaid on kõvasti üle läinud. Et eks neid igasuguseid asju on ja versioone ja asju, eks ole. Et, ja piibel ütleb ju ka, et meie tunnetus on ka poolik, on ju. Me ei pea üldse otsima selle lõpuaja asjade suhtes tunnetust, sest meil on selleks Jumala sõna. No ja just. Ja sellega tegelikult ongi väga palju kahju tehtud, et on räägitud, et nüüd kohe tuleb lõpp ja nüüd tuleb see ja seda on teinud nii advendid, kui on tehtud siin baptisti igasugused jutlustajad, aga see ongi, et meil on kirjakohad. Meil on kirjakohad ja me saame vaadata, kas see asi on täideline, mis piibel ütleb selleks, et see asi sünniks, kas need eelnevad kirjad ja meil nüüd on need olemas. Meil on olemas Iisraeli riik juba 50 aastat, nüüd meil on olemas Lähis-Ida rahuleping, mis võimaldaks, ütleme, ja mis on nüüd keskendunud Templimäele ja kogu see asi käib nüüd praegu templi ehitamise ümber. Meil on lehmad olemas. Trump ja Netanyahu on mõlemad lubanud, et nende valitsusel ehitatakse. Netanyahu oli vahepeal. Isegi nii, jah? Ja Netanyahu, ma olen seda ka näidanud tegelikult, sa ei mäleta, aga ma olen seda näidanud, seda intervjuud, kus Netanyahu ütles, et kui mina saan peaministriks, siis vahepeal oli ju see teine mees ta kõrval ja tundus, et see asi jääb katki on ja aga nüüd on jälle platsis ja Jared Kushner teeb temaga suurt koostööd, nii et ja Jared Kushner on juut, meil on olemas ka see õigeusklikust juudist pärit ja võib-olla on ta tõesti Taani perekonnast ja ta on tulnud Euroopast, mida on ka profeteeringud ütlevad, ta tuleb Euroopast, sest ta perekond on Euroopast emigreerunud Iisraeli, nii et meil on tegelikult üsna suur tõenäosus, et tõenäosus on selles mõttes, et väga raske on 100% ütelda. Jaa, aga väga raske on leida praegusel hetkel sinna sobituvat, piibellikult hästi sobituvat inimest on väga raske leida. Siin on räägitud igasuguseid Obamasid ja kõiki on pandud sinna. Aga Obama pole juut. Ma olen seda rääkinud väga palju, et me peame vaatama Jumala sõnasse. See ongi, mida nii õudselt häirib. Kristlased tulevad piiblit ja siis fantaseerivad ja ajavad vee segaseks. Meil on öeldud, ta on juut, on Taani suguharust, aga tal on ka segunenud verd sees, eks ole. Nii et, vaatame. Et meil praegusel hetkel on üks selline olemas, et see teeb asjad minu jaoks põnevaks, et kas see on see mees? Jah. Ma ei saa veel öelda, aga ta on mees, kes tõesti rahulepingu tõi Lähis-Idasse. Et asjad on kahtlased. Asjad on väga kahtlased, just. Ja huvitav see, et nad on jäänud ka, nad jäid COVID-i taustale, keegi üldse jälginud. See tehti ju COVID-i ajal 2022. See sündmus täiesti, ütleme ka see Jaredi, nagu ütleme see isik jäi täiesti nagu taustalt nagu ära, Anja. Korraks käis uudist läbi, kui korra rääksime, aga üldse ma ei süvenenud sellesse. Ja nüüd tagantjärgi hakkad seda kõike vaatama, siis vaata, et see on väga suur mäng tegelikult seal taga, et see on väga huvitav. Nii, et jälgime mängu. Jälgime mängu. Jah, aga kogu selle tausta juures igaüks, kellel ei ole selle isikuga, kelle nime meil siin praegu seina peal paistab, just. Et kellel selle isikuga ei ole suhteid korras. Ega siis ei saagi vaimses plaanis aru, mis toimub ümberringi. Väga segaseks. Et sa tahad üldse nagu pääseda, igavesti elada, siis see on võtme küsimus, on ju, lühikese palve kaugusel võib-olla. Oluline on mõista seda, et Jumal on loonud kõik inimesed endaga koos elama. Täpselt. Ainult patulanguse tõttu inimene kaotas suhte Jumalaga ja nüüd tekib siuke tunne, et on nagu mingi 3. rass inimesi, kes ei vaja Jumalat või kes on ahvist sündinud ja kiviprügist ja muust asjast on ju. Tegelikult on see kõik üks suur jama ja vale. Piibel ütleb, Jumal on meid kõiki loonud, ta on kõigiga loonud koos elama, ainuke see, et Aadam ja Eeva patu tõttu lihtsalt me oleme kaotanud võime ja läbi uuesti sünni Kristuses on meil võimalik taastada see suhe oma looja isaga. Jah,
nii kiiresti kui saad, sest mine sa tea. Muidu lähed prügikasti, midagi ei ole teha. Nii on. Selge. Jah, põrgu teine nimi kreeka keeles on prügikast tegelikult, et see on jah, just nimelt koht, kuhu visatakse jäätmed. Tähendab, et sind pole kellegile vaja. Või tähendab, mitte ei ole vaja, vaid sa oled kaotanud selle väärtuse, mis sul oleks võinud olla. Näiteks, jah. Just, et Kristus annab sulle selle igavese väärtuse, selle, mis jääb püsima. See on nagu põhimõte, ma alati toon seda näidet, et see on nagu lambipirn ei oma ise väärtust, aga kui sa elektrisüsteemi lülitad, on tal väärtus, arvuti või mis iganes, ilma elektrita tal ei ole väärtust. Jumal on meie elekter, tema annab meile elu. Ilma temata me oleme lihtsalt liha. Kest. Jah, me oleme lihtsalt liha. Et see on kõige lihtsam, me ei ole vool. Jah, meil on vaja seda igavest vaimu. Just, et seda meil ei ole, me ei suuda midagi. Nii. Selge, eks me vaatame edasi. Jah, panen uudised siia alla, saate ise oma mõtteid ergutada ja uurida ja puurida ja ise järeldusi teha ja piiblit vaadata ja... Nii, aitäh Virge siia tulemast. Praegu on kevadine aeg, läheb kaevamiseks ja mis iganes maal. Virge on maainimene muuseas. Maakas, jah. Aga vaatame, millal me jälle kohtume siis, nii et suur tänu sulle. Ja, aitäh.